Tere lõunast! Mul on väga hea meel, et nii paljud teiega on meiega täna ühinenud. Need, kes muude kohustuste või tegemiste tõttu ei saanud meiega ühineda või saate seda teha vaid osaliselt, siis teadmiseks, et meie veebiseminar salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata ka hiljem. Kui teil tekib küsimusi, olge head ja saatke need meile läbi veebikeskkonna ning püüame neile ettekannete lõpuks, nii paljudele kui ajaliselt võimalik, kindlasti ka vastata. Mina olen Kristina Kööler, Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Eestis ja mul on väga hea meel modereerida tänasele erilisele päevale pühendatud veebiseminari. Patsiendiohutuse teema peaks igal ühele meist olema oluline, mitte vaid seetõttu, et me oleme olnud või oleme tulevikus patsiendid, vaid ka seetõttu, et patsiendiohutus on vastupidavate ja tugevate tervisesüsteemide keskmeks, kus inimesed, olenemata oma taustast või sotsiaalmajanduslikust staatusest, saavad ohutut, lugupidavat ja kõrge kvaliteediga ravi. Alates 2019 aastast on 17. septembril tähistatud patsiendiohutuse päeva, mille tunnusvärviks on oranž ning mille eesmärgiks on sellele väga olulisele teemale tähelepanu pööramine läbi teadlikkuse tõstmise, kaasamise ning arusaamise parandamise patsiendiohutusest. Kuid mis on patsiendiohutus? See on organiseeritud tegevuste raamistik, mis järjekindlalt ja jätkusuutlikult läbi muutuste esilekutsumise, töökultuuris, protseduurides, käitumisviisides, tehnoloogiates ja keskkonnas vähendab välditavate ravivigade tekkeohtu ja sellest tuleneva kahju tekkimist patsiendile. See äsja öeldud definitsioon on küllalt lohisev ja keerukas, kuid patsiendiohutuse eesmärk on tagada teenuste ohutus patsiendile, viies välditavate ravivigade tekke võimalus miinimumi. Kuid kui suur probleem see on? Globaalselt saab mitteohutute teenuste tõttu igal aastal suur hulk patsiente kahjustada või lausa hukkub. Ning seda peamiselt just madala ja keskmise sissetulekuga riikides. Kuigi olukord kõrge sissetulekuga riikides, kuhu kuulub ka Eesti, on oluliselt parem, ei ole ka meie sellest probleemist puutumata. Ja nii kahjustatakse kõrge sissetulekuga riikides hinnanguliselt 1/10 haiglaravil olevast patsiendist. Lisaks arusaadavale inimelu puudutavale kahjule võib see tõsiste ja eluohtlike juhtude puhul tuua endaga kaasa ka kauakestva psühholoogilise kahju, sügava süütunde ning enesekriitika tervishoiutöötajate seas. Ning lisaks personaalsele ja tervishoiutöötajat puudutavale kahjule toob see kaasa ka ühiskondliku sotsiaalse kulu, mis on hinnatud 1–2 triljonile dollarile aastas. Kuid kes vastutab patsiendiohutuse eest? Patsiendiohutus on igaühe asi. See on igaühe asi meist. Ning patsiendiohutuse tagamiseks on vaja mitmete partnerite aktiivset osalust, alustades patsientidest endast ja nende peredest kuni tervishoiuteenuse osutajate, erialaorganisatsioonide ja seltside ning valitsusasutusteni välja. Igal aastal on patsiendiohutuse päeval oma fookusteema, millele sellel aastal keskendutakse. Käesolev aasta patsiendiohutuse päeva fookus illustreerib ilmekalt, et patsiendiohutus katab kogu elukaart, alustades vastsündinutest ja emadest. Selle aastane teema, emadushooldus ja emade ning vastsündinute ohutus, puudutab meid kõiki, kui mitte professionaalselt, siis isiklikult. Kuigi me kõik ei pruugi olla emad, oleme me kindlasti kõik olnud kunagi vastsündinud. Me soovime kõik, et iga uue elu algus oleks ohutu ning rõõmu valmistav. Ja selle nimel on Eestis tehtud läbi aastate ka kõvasti tööd. Ning võrreldes 20 aasta tagusega olukorraga, kui näiteks sündisin mina, oli patsientidel perepalati võimalus vaid neljasenine unistus ning emad said uut ilmakodanikku näha vaid imetamise ajal. Seega on olulised muutused toimunud. Eesti arengutest ja olukorrast emade ja vastsündinute ohutuse ning perekesksuse tagamisel ja paljust muust sellega seonduvast, nagu ämmaemandate muutunud rollist ja COVID-19 mõjust, emadushooldusele räägivad meile täna oma ala tunnustatud asjatundjad. Kuid enne ettekannete juurde asumist on mul väga hea meel anda sissejuhatamiseks sõna tervise- ja tööminister Tanel Kiigele. Palun, minister. Tervist minu poolt, kõik head tervisevaldkonna eestvedajad, koostööpartnerid ja loomulikult kõik kallid Eestimaa patsiendid. Tänane patsiendiohutuse päev on tõesti võib-olla tavapärasest veelgi tundlikumal, hapramal, ühest küljest ilusamal, aga halvemal juhul väga traagilisel teemal ehk emade ja vastsündinute ohutus. Tervishoiu valdkonnas Eesti on olnud siin, võib öelda,
heas mõttes maailma tipus. Ehk me oleme suutnud tagada väga kõrge taseme nii emadele, vastsündinutele, ka nii-öelda sündimise järgse abitoe pakkumiseks ja tegelikult seda teha ühiskonnas tervikuna. Ehk meie nii-öelda näitajad siin on heas mõttes Põhjamaade tasemel. Samal ajal laste ohutus, emade ohutus, perekond ohutus ei ole ainult murekohaks Eesti vaates, vaid see on koht, kus nii WHO, Eesti riik, ma ütleks Euroopa tervikuna, peab panustama ka globaalsel tasandil. Ehk me teame, et väga paljud sellised nõuded, sellised võib-olla meie jaoks iseenesestmõistetavad teenused ei ole kahjuks igal pool ühtviisi kättesaadavad. Aga tänasel patsiendiohutuse päeval loomulikult on igati paslik ka tänada, tunnustada kõiki meie tublisid tervishoiutöötajaid, on need arstid, õed, ämmaemandad, teised tervishoiuteenuste osutajad, kes igapäevaselt seisavad nii emade, väikelaste, vastsündinute, aga laiemalt kõigi meie Eesti inimeste tervise ja heaolu eest. Selles valguses on võib-olla viimasel ajal kõige enam saanud tähelepanu COVID-19 kriis, COVID-19 pandeemia, aga tegelikult me teame, et tervishoius neid väljakutseid jagus enne kriisi, jagub praegu kriisi ajal, jagub ka edaspidi ja võib-olla üks suuremaid väljakutsed ongi, et kuidas pakkuda kvaliteetset tuge, ohutut tervishoiuteenust üheaegselt nii COVID-19 patsientidele, nakkushaigetele inimestele kui ka kõigile ülejäänutele ja tegelikult see nii-öelda kõik ülejäänud on veelgi laiem pilt, veelgi suurem patsientide hulk. Eesti on selles kriisis seda suutnud loomulikult läbi raskuste, loomulikult tihtipeale ka läbi kaotuste, aga olukorras, kus meil on kõigile kättesaadavad efektiivsed tasuta vaktsiinid, on meil võimalik ka seda patsiendi ohutust haiglakeskkonnas, tervishoiukeskkonnas, aga ka igapäevases töö või kodukeskkonnas üha kõrgemal tasemel tagada ja pakkuda. Siin koha peal veel kord rõhutan üle, et patsiendi ohutus on äärmiselt oluline teema, aga tervise valdkonnas tuleb vaadata inimkeskset lähenemist laiemalt. Ehk lisaks patsientidele hoida ka tervishoiutöötajaid, arste, õdesid, ämmaemandaid, nende töökeskkonda, nende ohutut toimetulekut igapäevases raskes, aga tänuväärses töös. On see isikukaitsevahendid, on see testimised, on see vaktsineerimine ja ka meie kõigi enda poolne panus sellesse, et meie tervishoiutöötajad püsiksid motiveeritud, püsiksid terved ja saaksid seeläbi säästa, hoida meie kõigi tervist. Ma olen hästi nõus WHO Eesti esinduse juhi Kristina Köhleri ära tooduga, et tegelikult me peame patsientohutuse puhul rohkem vaatama ka ise nii-öelda patsiendina, ise igapäeva võib-olla indiviidina, et kuidas saame siin oma panus anda. On see tervislik toitumine, on see piisav liikumine, puhkamine, nii vaimse kui füüsilise tervise eest hea seismine. Ehk mitte keegi ei saa teha neid terviseteadlikke valikuid, otsuseid meie eest, mitte keegi ei saa pakkuda meile 100% kaitset või abi, kui me ise sellesse ei panusta. Ja patsiendi ohutuse päeval on igati kohane mõelda ka sellele, et kuidas Eesti inimeste tervena elatud aastad järk-järgult kasvaksid ja mis on need sammud ja tegevused, mida saame meie teha inimesena, tööandjana, töökaaslasena, pereliikmena, aga ka mis tahes riigi või kohaliku omavalitsuse või erasektori ettevõtte asutuse juhina. Soovin teile kõigile võimalikult ilusat terviseküllast patsiendiohutuse päeva, loomulikult harivat asjalikku seminari ja hoiame tervist. Suur tänu, tervise- ja tööminister, meiega tänasel tähtsal päeval ühinemast. Kahjuks ei saanud meiega ühineda sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kuid ta saatis meile videotervituse, mida me ka mõne hetke pärast kohe näeme. Head patsiendiohutuse päeval osalejad, head korraldajad. Mul on hästi hea meel, et selline päev aset leiab ja tänane teemade ring kõnetab mind eriliselt. Lapsed on ju meie tulevik. Ja kuhu me siis veel peaksime panema oma teravdatud tähelepanu, kui mitte laste heaolule. Aga veel enne, kui meil on lapsed, on meil lapsevanemad. Ja sellepärast on võib-olla õige öelda, et me vaatame last terve elukaare ulatuses. Ja see elukaar algab tegelikult teatavas mõttes juba sellel hetkel, kui lapsevanemad jõuavad sinna ikka, et nad võiksid peret looma hakata. 1993. aastal, kui mina tulin tööle Sotsiaalministeeriumisse esmakordselt, siis täpselt samal aastal alustas tööd ka noorte nõustamiskabinet.
Ja sellest ajast saati on kõikidel kuni 26-aastastel noortel võimalik saada abi, nõu, tuge ja juhendamist reproduktiivtervise küsimustes. Ja seda sõltumata sellest, kas nendel on ravikindlustus või mitte. Ja loomulikult eesmärk ikka, et meil oleks rohkem lapsi, aga rohkem lapsi teadlikel vanematel, kes oskavad oma lastele ka toeks olla. Rasedus ja laste saamine ei ole alati väga lihtne protsess. See võib kaasa tuua emotsionaalset kõikumist, aga see võib kaasa tuua ka praktilisi muresid ja probleeme. Ja selle tõttu on raseduskriisi aegne psühholoogiline nõustamine äärmiselt oluline, et need võimalused oleksid ka meie emadele kättesaadavad. Oluline rõhk ennetusel ja varasel märkamisel. Tervishoiusüsteem on pakkunud aastaid juba abi ja tuge lapseootel emadele, aga mis veel olulisem, ka isadele. Ja mul on hästi hea meel, et järjest rohkem isasid on hakanud valmistuma selleks lapse perre tulekuks, et koos emaga käia läbi koolitused, nõustamised, saada tuge, olla valmis selleks hetkeks, kui see imeline ilmakodanik ükskord siia ilma tuleb. 2019. aastal alustasime me ka perepesade projektiga. Perepesad on selline kogukondlik lähenemine ja tugi väikelastega vanematele, kus saada veel täiendavat nõu ja abi juhuks, kui vanematel seda vaja peaks minema. Täpselt samamoodi oleme me tegelikult juba päris pikka aega Imeliste aastate vanemlusprogrammi kaudu toetanud erinevas vanuses laste vanemaid õpetusega, kuidas olla parem lapsevanem. Ma arvan, et mitte keegi ei ole ja ei peagi sündima oskuslikuks lapsevanemaks. Küll saab selleks õppida koos lastega ja mis veel parem, koos professionaalsete spetsialistidega. Aga murekohaks on ka lähisuhtevägivald ja seksuaalne väärkohtlemine. Et ka sellistele puhkudele oleme me oma tähelepanu suunanud. Meil on pikka aega naiste tugikeskused Eestis toimetanud, toetavad siiamaani ikka ja ainult selleks, et aidata neid emasid ja lapsi, kes on vägivalla ohvriks sattunud. Ja selleks, et leida siis uus algus oma elukorraldusele, õppida selgeks uued toimetulekumehhanismid ja minna edasi oma laste kasvatamisega. Mina soovin teile produktiivset päeva ja loodan, et Eestimaa emadel ja isadel ja seeläbi ka lastel läheb ainult paremini. Suured tänud mõlemale ministrile. Ja nüüd, kui meil on avasõnad kuuldud, asume tänaste ettekannete juurde. Esimesena teeb meile ettekande doktor Helle Karro, kes on Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi sünnitusabi ja günekoloogia professor, Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku juhataja ning Eesti Naistearstide Seltsi juhatuse liige. Ettekande käigus lahkab doktor Karro küsimust, kas sünnitus on Eestis ohutu. Palun, doktor Karro. Tere päevast, austatud kuulajad! Et mul on väga hea meel siin täna esineda patsiendi ohutuse teemal. See teema on mulle väga südamelähedane. Ja mõtliksin oma ettekandes teemal, kas sünnitamine Eestis on ohutu. Et püüame siis sellele leida vastuse. Kõigepealt tasuks võib-olla mõelda, et mida tähendab turvaline sünnitus. Et tegelikult see tähendab ju erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. Ja mis on need tegurid, mis on olulised? Et need võivad olla väga erinevad. Et see võib olla nii koht, see võib olla tegelikult ka teenusepakkuja, see võib olla ka võtmespetsialistide valmisolek, see võib olla ka see, et kas meil on olemas kõrgtehnoloogiline aparatuur, aga see võib olla perekesksus, see võib olla tugiisik oleks kohal, see võib olla sünnitusviis ja see tähendab erinevate inimeste jaoks erinevaid asju, ka sünnitusviis, et kelle jaoks tundub ohutum sünnitada keisrilõike teel ja kelle jaoks on kõige esmatähtis see, et sünnitus on loomulik protsess, mis võiks toimuda loomulikult. Ja muidugi ka on väga oluline turvaline keskkond ja olme siin juures.
On leitud tõesti, et ühes artiklis vaadatud, et mida tähendab positiivne sünnituskogemus ja tegelikult need kätlebki erinevad aspekte, et üks on see, et need on sisemised tegurid, et see on see, et kuidas sa ise oled valmis ja tugev ja võimekas, need on välised tegurid, et kas on usaldusväärsed ja lugupidavad suhted ämmaemandaga ja see on ka tugi oma siis tugiisiku ja isa poolt, lapse isa poolt ja üldse toetav keskkond ja võib-olla siis ka see tunne, et on kontroll selle sünnituse üle. Kus siis sünnitada, et see oleks turvaline, et kas on tähtis kodulähedus või on see, et oleks tähtis parem valmisolek või võimekus abi osutada. Üks on selge, et kui meil on tegemist väga enneaegse sünnitusega või kui on tegemist riskisünnitajatega, siis me oleme kõik oma erialaspetsialistide poolt ühiselt leidnud konsensusel, et turvalisem on sünnitada siis piirkondliku funktsiooniga raviasutustes, kus on tegelikult 24/7 valmisolek, kus me saame koheselt reageerida, kus on kõik olemas selleks, et tagada parim abi sellel hetkel. Kui on tegemist normisünnitusega, siis on see otsuse koht, et kus see parem oleks ja mis on optimaalne kaugus ja kas oleks parem sünnitada kodule lähemal või pigem piirkondliku funktsiooniga haiglas. Mis on oluline see, et tegelikult ja me austame seda, et igal sünnitajal on õigus vastu võtta iseseisvad otsuseid, valida sünnituskohta ja viisi. Austus sünnitaja tõekspidamiste ja eelistuste suhtes on oluline. Kindlasti on tähtis, et me kohtleksime kõiki võrdselt ja kõigil oleks võrdselt abi kätte saadav. Aga ma arvan, et esmatähtis on siin juures siiski ema ja vastsündinu turvalisus. Et ükskõik nende valikute juures peame me lõppkokkuvõttes selle siis tagama siin juures. Mismoodi me saaksime siis hinnata perinataalabi kvaliteeti või kuidas me teame siis, kas on tagatud emale ja vastsündinule ohutus? Et selleks me saame kasutada väga siis erinevaid indikaatoreid siin juures. Et naistearstide selts on juba, ma arvan, 20 aastat kogunud indikaatoreid, me analüüsime neid, monitoorime, võrdleme ja arutleme, et mida saaks teha paremini. Ma ei lähe detailidesse, aga see puudutab nii sünnitajaid, nii tüsistusi, see puudutab ka vastsündinud ja nende tervist, nii et neid kindlasti on sellised olulised, mida analüüsida. Ma tahaksin rõhutada, et on äärmiselt oluline see, et meil on olemas raseduse infosüsteem, et 92. aastast kogume me andmeid Eesti meditsiinilisse sünniregistrisse iga Eestis sündinud lapse kohta. Et olen ise selle alguse juures olnud ja leian, et see on üks suurim asi, kui ma ise mõtlen, et mida on tehtud, et see on väga tähtis ja on oluline, et see jätkuks, see annab meile võimaluse monitoorida perinataalabi kvaliteeti ja näha ajas, kuidas asjad kulgevad, et me saame usaldusväärseid andmeid kasutada. On olemas ka siis eriarstiabi ravikvaliteedi indikaatorid, mis on välja töötatud ja sünnitusabil on siin sellist riiklikke indikaatoreid siis 5, et need on seotud ka sellega, et me analüüsime, et kus toimuvad väga enneaegsed sünnitused, ka siis näiteks 3.–4. astme lahkliharebendeid, analüüsime natuke täpsemalt keisrilõiked, et me saaksime neid võrrelda ja vaadata, et kus me oleme ja mida me saaksime teha ja ka sünnitusega seotud massiivset verekaotust. Kuid muidugi on ju tähtis mitte ainult võrrelda Eestis, et mis on tähtis ajatrendid ja kuidas on erinevates raviasutustes, aga oluline on ka aru saada, et kus me oleme Euroopas oma näitajatega ja on Europeristat, mis võrdleb siis Euroopa perinataalstatistikat. Kas siis Eestis on ikka turvaline sünnitada? Et vaatame natuke siis mõningaid arve, et UNICEF on pööranud tähelepanu, et igal lapsel on tegelikult õigus sündida elusalt ja tagada nagu parim viis. Kui vaatame nüüd neid näitajad, siis mul on tõeliselt hea meel, et kui vaatame, et 5 parima tulemusega, siin hulgas on siis Eesti, kellel on siis selline siis vastsündinu suremusnäitajad on madalamad ja samas kui me vaatame siis selliseid siis koolitatuid tervishoiuteenuse pakkujaid, siis see arv on suhteliselt madalaim nende 5 riigi hulgas, et see on minu meelest suurepärane tulemus. Ja tore oli lugeda ka seda artiklit, et 5 riiki, kus on siis parem sünnitaja kui Kanadas. Ja siin siis samamoodi, et me saame näha, et siin on toodud esile Eesti, ka Eesti sünnitajate vanus keskmine, ka see, et tegelikult et peresünnitused on kättesaadavad ja ka on juhitud tähelepanu ka seda, et meil on väga head sünnitoetused peredele. Kui me vaatame siis sünnitusi, siis me näeme, et umbes on Eestis 13–14 000 sünnitust, veidi see arv on langenud, nii et 13 000 ümber ja on 3 suuremat haiglat, mis on piirkondliku funktsiooniga ja siis rida teisi, mida on näha siin tabeli pealt ja siin ma detailidesse ei läheks. Hea meil on näidata seda slaidi, et kui vaatame nagu ajatrendi ja näeme peresünnitusi, siis tegelikult peresünnituste näeme, et see murdepunkt toimus kuskil 90ndate lõpus, et siiski enamus sünnitusi toimub 80% ja rohkem, kus on juures ka siis pere poolt, on see siis lapse isa või on see mõni teine tugiisik.
Tõsi, pean tunnistama, et eriti COVID esimese laine ajal oli tagasilöök väike perekeskusele ja mõned kuulajad võivad mõelda, et mis te räägite perekeskusest, et tegelikult, et mingil perioodil me ei pääsenud nii hästi. Aga ma loodan, et see on nüüd möödas ja et me saame tagada perekeskuse, aga ma arvan, meil on kõigil midagi teha. Vaktsineerime ja käitume siis vastutustundlikult, siis ma arvan, et me saame seda perekesksust jätkuvalt hoida. Mis on muutus ka Eestis ja mis nagu võib mõjutada sünnituse tulemusi, aga tegelikult ei ole halvendanud midagi, et me sünnitajad on muutunud vanemaks, keskmine vanus on tõusnud. Kui 92. aastal oli esmassünnitaja vanus 22,7 aastat, siis praegu on see 29 aastat ja korduvsünnitajal oli 28 92. aastal ja praegu on see ligi 33 aastat, nii et see on üks oluline muutus. Siin on nüüd üks võrdlus, et saada aru, et kuidas on siis meil kulgenud emadushooldusega ehk siis rasedusaegsete visiitidega, et need omavad väga olulist rolli selles, et tagada selline ema ja lapse turvalisus ja siit me näeme, et on võrreldud Eestit, Lätit, Leedut ja kui me vaatame siis siin Eestit, me näeme, et tegelikult, nii ma katsun siin liikuda peal, et me näeme, et see muutus on märkimisväärne, kui on kahte perioodi võeldud 1992–2003 ja 2004–2015 ja Eestis tegelikult suurem osa tuleb rasedusega jälgimisele enne 12. nädalat ja me näeme, et neid, kes üldse ei tee mitte ühtegi visiiti, on alla 1% ja see muutus on olnud märkimisväärne. Et see ei ole nii hea meie naaberriikides. Ja teine on ka see, mis on märkimisväärne muutus aegade jooksul, et meil on tõesti kättesaadav sünnituseelne diagnostika ja ultraheliuuringud ja siin samamoodi, kui me nüüd vaatame Eestit selles kontekstis, siis me näeme, et tegelikult, et 95% on need, kes on siis tegelikult läbinud ultraheliuuringud ja sünnieelse diagnostika. Keisrilõigete osakaal, see on see nüüd sünnitamise viis, et kas sünnitada ise või sünnitada keisrilõike teel ja kui küsida inimestelt, need arvamused võivad olla erinevad, et kes eelistab seda, et kindlasti on parem keisrilõige ja teine kindlasti arvab, et ikkagi õige on ju sünnitada ise. Aga keisrilõike osakaal on tõesti alates 92. aastast tõusnud, nagu näete ka sellelt slaidilt, kui me võrdleme ka siin Eestit, Lätit, Leedut, aga on jäänud viimasel võib-olla isegi 10 aasta jooksul tegelikult 20% piiresse, natukene kõrgem, natukene madalam. Me võimegi siis siin mõelda, et on see hea või on see halb, kas see 20% on hea näitaja, siis kui me siit vaatame ennast Euroopa kontekstis ja vaatame siis Europeristati andmed, siis me näeme, et tegelikult on see täiesti hea, kui me vaatame siin kaardi peal, kus on Eesti, siis me näeme, et meie jääme sellesse piirkonda, kus on suhteliselt madal keisrilõigete protsent ja Euroopas on selline võib-olla ebavõrdsus või varieeruvus selles osas väga suur, ligi 60% Küprosel ja alla 18% osades Põhjamaades. Enneaegsed sünnitused on püsinud üsna ühtlasel tasemel. Miks on oluline jälgida? Just sellepärast, et enneaegsed sünnitused, et selle korral on just väga tähtis meditsiiniline abi ja eriti just selline vastsündinutele mõeldud abi, et see on tõesti püsinud siin üsna stabiilselt Eestis ja on suhteliselt, võib öelda, et Euroopa riikides ka ikkagi ühel madalamal tasemel. Suremus, et kas sünnitada on ohutu või mitte, et me teame, et me ei saa mitte kunagi viia päris nulli, et on erinevaid kaasuvaid patoloogiaid, on erinevaid probleeme, mis võivad tekkida, aga kui te vaatate, siis muudatused on olnud siin tegelikult märkimisväärsed, kui me vaatame. Kui võtame siin taas 92. aasta ja liigume edasi, vaatame siit alguses, siis me näeme, et see on siit 20 000 kohta on langenud siia tegelikult päris siia alla, kus on tegelikult alla 4 promilli. Nii et see näitaja, kui me vaatame Euroopa kontekstis, siis on üks parimatest Euroopa riikides, nii et me võime sellega rahul olla. Ja taas üks võrdlev slaid ka, kus on võrreldud 1992–2015, et näeme siin võrdlevat Eestit, Lätit, Leedut ja Eesti on see alumine joon siin oranžiga, et langus on märkimisväärne ja oleme siin ka selles kontekstis paistame hästi silma, nii et see on väga selgelt on seotud siis turvalise sünnitusega. Nii, aga kui võtta siis nagu hakata tasapisi kokku võtma ja mõelda selle peale, et kuidas need muudatused on siis ikkagi tekkinud, et mis on sellele kaasa aidanud, et me võime öelda, et meie muutused on olnud märkimisväärsed nii selles osas, mida me pakume, millist abi, kui ka selles osas, kuidas on tulemused, siis siin on 2 poolt väga selgelt. Üks on tõesti see, et me oleme need, kes vajavad just sellist
teistsugusel tasemel abi ja oleme need sünnitajad koondanud keskustesse, kus on kõik kättesaadav ja kus on võimekus aidata väga enneaegseid vastsündinud ja ka neid, kellel on erinevad kaasuvad haigused või terviseprobleemid. Kuid teisest küljest on võrdselt oluline see, et tegelikult et märkimisväärselt on muutunud see, mis on seotud patsiendi ja perekeskusega. Me oleme tõesti püüdnud tegeleda sellega, et olmetingimused oleksid paremad, perepalatid oleksid kättesaadavad nii palju kui võimalik. Seda näitab ka peresünnituste osakaalu tõus ja ma rõhutaksin siin juures, et ma arvan, et nendes muudatustes on väga tähtsat rolli mänginud ämmaemandad, et mis on suur muutus, et see ämmaemanda iseseisva töö osakaal ja ämmaemanda rolli tähtsus ja see on nagu väga oluline kogu selles edu saavutamises. Ja teisalt, et kuidas me siis saaksime aru, et kas me tegelikult teame, kus me oleme ja mida me peaksime paremini tegema, siis ma arvan, et väga suur pluss on see, et meil Eestis on usaldusväärsed isikustatud andmed, mis võimaldavad monitoorida meie ravikvaliteeti, teada, mis on toimunud, mis muudatused, planeerida oma sekkumisi või hinnata, kuidas mingi sekkumine on toiminud. Ma arvan, et see on väga oluline, et meil on usaldusväärsed andmed olemas. Mis siis veel need on? Ka kindlasti on see, et me peame ju tegelikult rakendama tõenduspõhist meditsiini ja selleks peame ka välja töötama ravijuhiseid ja neid ka rakendama. Väga oluline on kindlasti väljaõppe ja olles ise naistearst, rõhutaksin ma siin, et ma arvan, et meil on päris suured muutused toimunud residentuuri õppes, ehk see tähendab seda naistearstide koolituses, kus tõesti on läinud see nagu selliseks pädevusi juurde tulnud pädevuspõhiseks, kus me pöörame tähelepanu selle õppe kvaliteedile ka sellele, et kuidas anda tagasisidet ja tõesti, kuidas koolitada spetsialist, kes oleks siis valmis tööle asuma ja kellel on siis oskused olemas. Väga oluline alati koostöö ja ma rõhutaksin, et ma arvan, et suur roll on olnud kindlasti selles, et meie erinevad erialaorganisatsioonid ja mittetulundusühingud on pannud oma niisuguse nagu kogu jõu sellesse, et muuta olukorda. Ma nimetaksin siin Eesti Naistearstide Selts, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Perinatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts ja kindlasti veel teised. Ja seda näitas ka just tegelikult see COVID-i olukord, kus me olime keerulises olukorras, kuidas me suutsime kõik koostööd teha ja tegelikult ühiselt arutada, et mis oleks parem ja millised muudatusi ellu viia. Väga tähtis on Eestis see, et rasedusaegne jälgimine sünnitusabi on kõigile kättesaadav, ka neile, kellel ei ole tegelikult kindlustus, kes ei tööta, et see on kõigile tagatud. See võrdne kohtlemine ja kättesaadavus on äärmiselt oluline. Ma arvan, mitte vähetähtis siin loetelus on ka see, et meil on tegelikult olemas seksuaal- ja reproduktiivteenused kättesaadavad, siin hulgas noorte nõustamine ja seksuaalharidus, et see aitab kaasa paremale seksuaal- ja reproduktiivtervisele. Ja kui me mõtleme veel siis, mis siis standarditest oleks, et meil on olemas Euroopa organisatsioon, kes koondab erinevad siis naistearstide seltse üle Euroopa ja kus on ka välja töötatud standardid, et kuidas siis tegelikult muuta see abi turvalisemaks ja paremaks, et see eesmärk on parem emade ja laste tervis, siis siin on oluline see, et ühtlustada seda, kuidas Euroopas valmistatakse ette erialaspetsialiste, et siin ei ole see täpselt ühtemoodi, et see põhimõtted ja kvaliteet oleks tagatud. Kuidas meie oleme selles Euroopa kontekstis? Ühest küljest on meil hästi. Meie programmid on akrediteeritud, on leitud, et meie õpe vastab, aga teisalt, mis ei vasta, meie spetsialistide ettevalmistus on liiga lühike. Euroopas peaks olema minimaalselt 5 aastat, meil paraku on veel endiselt 4, aga ma loodan, et ehk on see asi, mida me saame muuta. Ja teine, mis on kindlasti on oluline Euroopa kontekstis ka, et vähendada ebavõrdsust abi kättesaadavuses ja ravikvaliteedis ja ma arvan, et me Eestis oleme selles osas heal tasemel paistame silma. Ja mis siis oleks oluline? Et see ongi nagu 2 poolt. Et ühest poolt see, et meil oleksid olemas tegelikult emadushooldus, seksuaal- ja reproduktiivtervise teenused, et need oleksid kättesaadavad, et meil oleksid pädevad ja motiveeritud tervisetöötajad, et me saaksime anda parimat abi ja õiges kohas, et me pöörame tähelepanu ravikvaliteedile ja tegeleme sellega. Ja teiselt poolt on tähtis see, et mida kogeb sünnitaja, milline on tema kogemus, kuidas on sünnitaja rahulolu ja et ema ja lapse ohutus on see, mis on see peamine eesmärk, et mida me tahame, et see oleks nagu tagatud jätkuvalt. Ja kindlasti on sellega seotud head perinataalabi näitajad. Ja oma ettekande lõpetuseks üks slaid ja ajajoon siin, et kui me mõtleme, et mida on teinud läbi sünnitusabi, et kui mõtleme sellisest nagu nii aegade taha, et siis me teame, et tegelikult
siis selline, ütleme, alles 20-ndatel, 30-ndatel tuli see, kus kutsuti kohati koju ka ämmaemandat või arsti, aga peamiselt sünnitati kas saunas või põllul või siis laudas. Hiljem tuli sünnitamine elutoas, siis lisandus see ka, et kuskil siis, ütleme, 40-ndatest, 50-ndatest lisandus haiglasünnitusi ja ka haiglasünnitustel on teinud läbi väga suured muudatused, et kui me mõtleme, siin on nagu näha ka siis 20-ndatel, 30-ndatel aastatel sünnitustube ja ämmaemandaid, et siin selles piirkonnas ja me näeme siit 70-ndaid, et kus siis emasid maskidega ja ka lapsed niimoodi mähitud, et nüüd muidugi maske me näeme ka praegu, aga siiski see pilt on teistsugune ja nüüd, kui me mõtleme, et isegi kui meil on olemas aparatuur, me pöörame tähelepanu sellele, et tegelikult, et see sünnitus toimuks perekeskselt ja nii palju, kui see võimalik on, me tagaksime sellise turvalise ja sobiva õhkkonna. Aitäh! Tänu, doktor Karro, et andsite meile ülevaate teenuste arengust ja trendide arengust Eestis ning kindlustunde, et Eestis on korraldatud asjad selliselt, et tagada maksimaalne ohutus emale ja vastsündinule. Vaatame nüüd, kas meile on ettekande ajal ka läbi veebiplatvormi laekunud küsimusi, millele teie abi ootan vastamisel. Ja esimene küsimus on järgmine. Mis on minu kui naise vaatest need 2 või 3 olulisemat kvaliteedi näitajat, millega peaksin tutvuma enne, kui valin haigla, kuhu minna sünnitama? Nii, see on selline natuke keeruline küsimus, et kas see on ainult kvaliteedi näitaja. Ma arvan, et oluline oleks see, et tõesti, kus see inimene elab, mis tal see lähim haigla seal juures on ja ma arvan, et see natuke see valik, et võib-olla seda, et kuhu minna sünnitama, tasuks võib-olla pidada nõu ka oma ämmaemandaga või arstiga, kes seda jälgib, et see vajadus võib sõltuda erinevalt, nagu ma ka ütlesin ennem, et kui on mingid riskid ja mingid probleemid, siis võib-olla ülitähtis, et sünnitada tegelikult sellises suuremas haiglas. Kui seda ei ole, siis võib kaaluda, et mis on need lähemad ja mis on nagu siis kõige võib-olla tundub turvalisem, sest et see turvalisuse tunne tähendab nagu erinevaid asju. Suur tänu, doktor Karro, et hetkel meil ei ole rohkem küsimusi laekunud, aga kindlasti te saate neid veel esitada läbi veebiplatvormi ka teistele esinejatele. Suur tänu! Järgmisena kuuleme sellisest algatusest nagu beebisõbralikud haiglad ning sellest räägib meile rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee liige Ülle Lember ja algatuses osaleva haigla perspektiivist Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna ämmaemandusjuht Kadri Madar. Palun. Tere, head kuulajad! Lülitame nüüd natuke sellise nagu pehmema ja võib-olla isegi mitte nii meditsiinilise teema peale, nagu on beebisõbraliku haigla algatus. Miks me üldse siis räägime toidust, mis ei ole otseselt nagu raviteema, aga me teame, et rinnapiim on tegelikult inimese lapse liigiomane toit. Ja seal on just täpselt need toitained õiges koguses, õiges vahekorras, mida laps vajab kasvamiseks ja arenemiseks ja piisavat energiat, et laps saaks hakkama esimestel elukuudel ainult emapiimaga. Tänases epidemioloogilises olukorras võib-olla omab erilist tähtsust see teadmine, et rinnapiimas on väga palju antikehi, mis kaitsevad last infektsioonhaiguste ja erinevate lapse- ja nakkushaiguste vastu ja kindlasti on rinnapiimas ka selliseid mittespetsiifilisi antikehi, mis hävitavad ka uusi, mis iganes võõrviiruseid ja baktereid, mis võivad siis lapseni jõuda. Selle tõttu on rinnaga toidetud lapsed alati vähem haiged ja kui nad ka haigestuvad, siis tavaliselt kergemalt. Aga me teame ka seda, et oma õige liigiomase toidu saamine vähendab lapse riske erinevatele mittenakkushaigustele ka suuremaks kasvades. Isegi kuni täiskasvanu eani välja teame, et inimesed, kes on lapsena saanud emapiima, haigestuvad vähem südame-veresoonkonna haigustesse, diabeeti, erinevatesse vähkkasvajatesse. Nii et see on tegelikult väga palju määrav fakt see esimesse eluaasta toita.
Sealhulgas siis teame, et vastsündinu eas need esimesed toidukorrad rinnapiimaga justkui käivitavad, häälestavad kogu selle pisikese inimese ainevahetuse ja vähendavad tulevikus ka riske ülekaalulisusele. Ja kokkuvõttes imetamine kui toitmisviis arendab last samuti, sest et ta peab selleks nägema natukene vaeva, ta peab natukene mõtlema ja üsna hästi on teada, et see arendab tema intelligentsust ja suhtlemisoskusi. Aga me teame ka, et emad on üsna kergesti mõjutatavad. Et kuigi me võime öelda, et rinnaga toitmine on rahvatervise teema ja omab sinna nii lühi- kui ka pikaajalist mõju, siis samal ajal on tegelikult imetamine kogu maailmas vähenenud ja seda nii arenenud riikides kui ka arengumaades, mis võib olla üks halvenenud tervisenäitajate põhjustest. Ja Baby Milk Action on selline organisatsioon, mis töötab Ühendkuningriikides. Nemad on välja arvatanud, et kui me suudaks rinnaga toitmise langustrendi pöörata tõusutrendile, siis me võiksime säästa 1,5 miljonit inimelu üle kogu maailma igal aastal. Ja emad on kergesti mõjutatavad ja imetamise edukus on alati tundlik teema. Ma teen täna väikese meenutuse oma endisele töökaaslasele, kelle käsitsi valmistatud kaelaheet ma täna kannan, kes on minule väga suur eeskuju olnud ja kes oli samuti 5 lapse ema ja kes ütles, et ta oleks hea meelega imetanud, kui ta oleks teadnud, kuidas seda teha. Nii et imetamise edukus tõepoolest sõltub peamiselt 4 faktorist. Ühest küljest on see sünnitusmajade töökorraldus, teisest küljest on see just nimelt see informatsioon ja suhtumine, mida siis meditsiinitöötajad vahendavad emadele. Ja loomulikult on oluline ka lähedaste toetus ja suhtumine ja avalik suhtumine ja see info, mis meil avalikus ruumis ringleb. Nüüd Beebisõbraliku haigla algatus ongi just alguse saanud sellel pinnalt, et imetamise langustrendi pinnalt ja juba 1991. aastal siis Maailma Terviseorganisatsiooni ja UNICEF-i poolt loodi selline ühine raamistik just nimelt tervishoiuasutustele, kes tegelevad emade ja vastsündinutega, et toetada tõenduspõhist lähenemist sünnitusabis ja loodi ka materjalid ja mõõdikud tegevuste hindamiseks, enesehinnangu raamistiku ja kõike seda eesmärgiga rinnaga toitmist kaitsta, edendada ja toetada. Nii et see on päris pikka aega kestnud algatus juba ja kindlasti ei saa mööda minna ka sellest, et Beebisõbralik haigla peab järgima rahvusvahelist piimasegude turustamise koodeksit, olenemata siis antud riigis kehtivatest seadustest. Koodeks on veel varasem dokument, mis on vastu võetud Maailma Terviseassambleel ja reguleerib siis imikupiimasegude, lutipudelite ja luttide reklaami ja turustamist ja on üks Beebisõbraliku haigla algatuse standard. Koodeksi eesmärk on samamoodi rinnaga toitmise toetamine ja edendamine ja samuti, et imikupiimasegusid kasutatakse õigesti siis, kui neid on vaja, tuginedes adekvaatsele informatsioonile, mitte siis ainult reklaamile. Et selgeks teha see võimalik küsimus või vastuolu, siis koodeks kindlasti ei keelusta toodete müüki, reguleerib ainult reklaami ja jätab igale emale reklaamisurvest vaba võimaluse otsustada, kuidas ta oma last toidab. Nii et tervishoiutöötajate üks kohustus võiks olla ka emade ja laste kaitsmine selle reklaami eest ja piimasegude propaganda eest, samas toetades ja kaitstes ema õigusi informeeritud valikute osas. Selleks, et see Beebisõbraliku haigla raamistik töötaks, on siis paika pandud 10 reeglit. Ma ei hakka neid siin ükshaaval praegu ette lugema, aga põhimõtteliselt see paneb siis kohustused tervishoiuasutusele, kes peab läbi mõtlema oma meditsiinilise praktika, et see oleks rinnaga toitmist toetav ja vahendama seda kogemust ka siis personaliliikmetele.
teistpidi on see siis ka seos emadega, et juba rasedad võiksid saada informatsiooni rinnaga toitmise kasulikkusest ja kuidas seda korraldada. Ja pärast sünnitust siis võiks vahetult toetada imetamise alustamist, õpetada piimatekke säilitamist ka siis, kui emalaps peaks mingil põhjusel eraldi olema, ja edasi ka siis toetada ema ja lapse koos olemist, seda, et vastsündinu saaks rinnapiima ja et ta saaks seda siis, kui ta seda soovib. Ja mõned punktid siis on siin veel. Nüüd Eestis on beebisõbraliku haigla algatus saanud alguse 1996. aastal sellega, et koolitati üks grupp sertifitseeritud beebisõbraliku haigla hindajaid ja siis läks mööda mingid mõned aastad, kui esimesena siis erahaigla Fertilitas üritas seda raamistikku oma töökavasse sättida ja saigi sellega hakkama. Siis tekkis paus ja seejärel Ida-Tallinna Keskhaigla tegi läbi selle sama ja ka väga tublilt saavutas selle tunnustuse. Ja edasi tekkis jälle paus, et kuni siis 2012. aastal moodustati Sotsiaalministeeriumi juurde rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee nagu ekspertkomisjonina, kes omakorda siis määras beebisõbraliku haigla koordinaatori ja hindamise alusdokumentatsioonide tõlkimise ja nende elluviimise. See kõik on toimunud koostöös Terviseametiga, aga vahepeal on siis juhtunud ka see, et UNICEF, nii nagu ka paljudest teistest arenenud riikidest, on ta Eestist lahkunud ja nüüd juba on siis ainult RTEK-i kaudu toimunud meil 2018-19 aastatel Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglate ning Pärnu haigla hindamised ja ka siis tunnustamised beebisõbraliku haigla staatusega. Nüüd täna me oleme olukorras, kus need samad 10 reeglit on tegelikult uuendatud. Nad ei ole kõik väga palju muutunud, osaliselt nad on muutunud ja me peaksime mõtlema selle peale, kuidas neid kasutusele võtta edaspidi. Ja kõige suurem muutus võib-olla ongi esimeses punktis, mis enne nägi ette, et rinnaga toitmise toetamine on nagu selline eraldiseisev strateegia tervishoiuasutusel, aga nüüd siis need uued reeglid ütlevad, et see peaks muutuma iga beebisõbraliku tervishoiuasutuse kvaliteedi indikaatoriks ja seda siis antava abi kõikidel tasanditel koos sellest tulenevate vajadustega seireks ja muuks. Ja samuti on siis Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus, et need uued 10 reeglit oleksid integreeritud ka riikliku tervishoiusüsteemi, mis annaks sellele kindlasti palju laiapõhjalisema toetuse. Ja mis meid siis ees ootab? Üleminek uutele reeglitele, nende alusel hindamise väljakujundamine, oma Eesti süsteemi arendamine, kindlasti ka teiste sünnitusabiasutuste kaasamine, sest emadel ja vastsündinutel Eestis võiks olla võrdsed võimalused. Ei peaks olema niimoodi, et Tallinnas sünnitavad naised imetavad paremini ja saavad selleks paremat toetust ja abi, kui ütleme näiteks Ida-Virumaal sünnitavad naised. Ja kindlasti on vaja mõelda järjepidevuse peale, et beebisõbraliku haigla staatus ei ole igavene, et välishindamised peaks toimuma uuesti ja uuesti 5-aastase intervalliga. Ehk siis ka meid ootab lähema 2-3 aasta pärast uus taashindamine, nende 3 haigla taashindamine ja võimalik, et tekib ka siis haiglaid juurde. Et samal ajal on olulised ka rahvusvahelised sidemed, sest beebisõbraliku haigla algatus on ikkagi rahvusvaheline algatus ja selleks, et sealt rahvusvahelisest võrgustikust jõuaks informatsioon ja kogemused ja teadmised meile, peaks ka Eesti-sisest võrgustikku looma ja arendama. Muidugi võib lasta fantaasia lendama ja beebisõbraliku tervishoiuasutuse algatuse laiendamisest võiks ju ka unistada. Paljudes riikides on seda püütud suunata esmatasandile ja isegi nagu tervishoiusüsteemist täiesti välja on olemas beebisõbralikke apteeke, beebisõbralikke
raamatukogusid, beebisõbralikke beebikoole ja veel väga palju asju. Ja kuna kogu see beebisõbralik liikumine on lahutamatult seotud rahvusvahelise koodeksiga, siis võiks mõelda ka selle parema integreerimise peale Eesti seadusandlusesse, et hetkel see on ainult läbi direktiivide toimunud. Ja me peame natukene rääkima ka ressurssidest, sellepärast et kogu selle plaani juures, mida kõike võiks teha, on alati küsimärgid, et meil on praegu 3 beebisõbralikku haiglat, aga milline on teiste tervishoiuasutuste motivatsioon, kas seda saaks kuidagi tõsta? Milline on kogu tervishoiusüsteemi motivatsioon selle algatuse integreerimiseks? Kindlasti on vaja koolitada juurde uusi hindajaid, sest meenutan, eelmine koolitus oli 1996. Ja võiks mõelda ka selle peale, et kogu selle töömahu juures võiks koordinaatori töö olla tasustatud. Hetkel see seda ei ole, suur osa sellest on vabatahtliku ja vaba aja arvelt. Nüüd võrgustiku töö vajab üldse tegelikult suurel määral loomist ja rahastus praegu on toimunud rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee eelarvest ja kui me tahame seda süsteemi hästi välja töötada, siis kahjuks ei ole piisav. Mõnel puhul on tunda, et ka komitee mõjujõud ei ole piisav. Nii et ma võib-olla lõpetuseks tahakski öelda, et me tahaks nagu tugevamat riiklikku toetust kogu sellele süsteemile. Et imetamine oleks tervishoiusüsteemis ikkagi ka üks prioriteetne valdkonda, mitte ainult üksikute haiglate niisugune valik. Koostöö erinevate ametkondadega tahaks ka natukene tõhustamist ja rahvusvahelise koodeksi osas võiks tõesti mõelda, kuidas seda saaks paremini integreerida. Nii et jah, rahastus on küll see, millest peab alati rääkima, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et ka siis, kui raha ei ole, olgem ikka beebisõbralikud, et tegelikult väga palju on igaühe enda teha ja järgnevalt ma arvan, et me kuulemegi natukene, mis siis see beebisõbraliku haigla staatus on ühe konkreetse haigla jaoks tähendanud. Aitäh teile! Tere! Mina olen Kadri Madar ja mina olen siis Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ehk siis Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna ämmaemandsjuht. Ja mul on suur hea meel täna siin olla ja meie haiglal on siis tõepoolest olnud au saada tunnustatud beebisõbraliku haiglana. Ja Pelgulinna sünnitusmajas me oleme proovinud luua tõesti sellist väga head keskkonda, mis sobib meie peredele ja mis on toetav ka imetamise seisukohalt. Selle tarbeks Pelgulinna sünnitusmajas aastal 2017 esimesena Eestis avati 6 vastsündinute intensiivravi perepalatit. Ja mul on hea meel, et vastsündinute intensiivravis just perepalatid on selline uus nii-öelda normaalsus ja uus trend, et tegelikult ka neid kõige raskemas seisundis vastsündinuid me tegelikult oma peredest proovime enam mitte eraldada. Ja siin on mõned pildid lihtsalt sellest, et tegelikult meil selliseid suuri intensiive, kus lapsed oleksid emadest eraldi, meie haiglas enam ei ole, et kõikidel vastsündinutel ongi siis sellised nii-öelda ruumid, kus siis eespool on siis ruum vastsündinule, tagapool on siis kõikides palatites ruum emale ja isale ja neil kõigil on ka eraldi siis WC ja vannituba. Me oleme oma majas vaatamata sellistele keerulistele aastatele siiski püüdnud järjepidevalt seda beebisõbralikkust säilitada ja hoida. Ja selle tarbeks aastal 2020 avasime ka 5 neonatoloogia profiiliga perepalatit, kus siis ka võib-olla mitte nii raskelt ravi vajavatel lastel oleks võimalus alati olla oma peredega koos. Siin on mõned pildid meie siis viimasest remondist.
siin on meie perepalatid siis neonatoloogia profiiliga patsientidele. Pelgulinna sünnitusmajas sünnib aastas umbes 3200 last ja vastsündinute intensiivravi ja neonatoloogia perepalatitės vajab igal aastal ravi umbes 350 last. Oma igapäevatöös me peame väga oluliseks beebisõbralikku lähenemist ja rinnaga toitmise toetamist, et keskkonnal on sellel kindlasti üks oluline roll, et meie vanemad tunneksid, et nad saavad olla oma lastega koos, et nad on sellesse ravisse kaasatud, et ei tehta otsuseid ilma nendeta või ilma nende juuresolekuta, et meil ei ole nende vanemate eest midagi varjata, see tõstab oluliselt nende turvatunnet. Enneaegsetest vastsündinutest läheb meie haiglas rinnapiimatoidul koju 90% vastsündinutest, see on siis aasta 2020 statistika ja võrreldes aastaga 2019 on see siis 2% rohkem. Et olenemata keerulistest aastatest me oleme siiski järjepidevalt üritanud kogu aeg olla emade jaoks ja ka isade jaoks tegelikult olemas. Beebisõbralik haigla viimaste aastate valguses on kindlasti olnud väga suur väljakutse, mitte ainult meie haiglale, vaid ka kõigile teistele haiglatele. Ja kuidas tagada seda, et vanemad ei ole lastest eraldatud ka siis, kui ema on kas COVID lähikontaktne või põeb COVID haigust, on kindlasti olnud meile kõigile väga suur väljakutse. Aga oluline on rõhutada, et kui ema või vastsündinu seisund seda tõesti eriliselt ei nõua, siis me neid ka ei eralda. Väga oluline on siinkohal vanemate nõustamine, et hea nõustamine maandab nii patsientide hirme kui patsientide lähedaste hirme kui ka meditsiinitöötajate hirme. Et meil on täna õnneks olemas väga palju kaitsevahendeid selleks, et me saaksime kaitsta nii meie teisi patsiente kui selleks, et me saaksime kaitsta oma personali. Olulisel kohal patsientide nõustamises on tegelikult see, et patsiendid teaksid, mida teha ka siis, kui nad lähevad haiglast koju, sest emaks olemine kindlasti suuremal määral kätkeb haiglast väljaspool veetavat aega. Ja selleks on oluline, et need patsiendid teaksid vajadusel, kuhu abi saamiseks pöörduda. Millistel juhtudel on nende kõige suurem abimees nende perearst, millisel juhul saab koju kutsuda imetamisnõustajat või ämmaemandat, millisel juhul tuleks pöörduda võib-olla kõrgema etapi haiglasse, kas kutsuda tuleks kiirabi või oleks mõistlik minna ise kohale, mida oma lapse seisundi juures jälgida. Me oleme jälginud, kuidas meil selles beebisõbralikkusest siis ikkagi läheb ja me oleme vaadanud, kui palju meil tegelikult on neid lapsi, kelle emad siis põevad sünnituse ajal aktiivselt COVID-haigust ja kas me siis oleme suutnud neid emasid piisavalt toetada, et nad toidaksid rinnaga. Ja meie selle kevadine ja suvine statistika näitab seda, et 80% nendest lastest, kelle emal sünnituse ajal on COVID, on läinud koju ainult rinnapiimatoidul. 6 vastsündinut on läinud koju siis rinnapiimal pluss kunstlikul segutoidul ja ainult 2 vastsündinut on siis läinud koju ainult segutoidul ja ühel juhul siis nendest oli ema ise sünnituse ajal lausa hapniksõltuv, et siin neid põhjuseid võib olla erinevaid, miks need lähevad lapsed koju ka ainult segutoidul. Aga selline igapäevane
oma töö analüüs ka numbrites, ma arvan, et on meile väga hea ja oluline, et meile ainult ei tunduks, et me teeme kõike hästi, vaid oleks ka miski, mis seda aeg-ajalt kinnitab. Nagu ma ütlesin, siis on oluline roll ka personali nõustamisel ja me oleme sellesse kaasanud kindlasti ka oma simulatsioonkeskuse, me oleme teinud koostööd erinevate erialaseltsidega ja selleks, et meie haigla oleks nii-öelda jätkuvalt tubli, oleme siis alustanud sellest aastast koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tallinna Lastehaiglaga rahvusvahelist õppe- ja teadusprojekti Close Collaboration with Parents, mis siis on lähedane koostöö lapsevanematega, et järjepidevalt tagada selline perekeskne lähenemine, uued innovatiivsed võib-olla suunad selles osas, et me ei jääks kinni ainult sellesse, et meil justkui on olemas ilusad ruumid, aga patsiendid me nendes unustame. Aitäh! Suured tänud teile mõlemale, Kadri ja Ülle, tutvustamaks meile, mis on beebisõbralike haiglate algatus ning rääkimas sellest, kui tähtis on rinnapiim. Ma esitaksin teile mõlemale paar küsimust. Kas te soovitate rinnapiima koguse suurendamiseks ka alternatiivseid võtteid ja kui, siis mida täpsemalt? No ma võin sellele vastata, et väga alternatiivne see just ei ole, et iga ema saab oma rinnapiima kogust suurendada sagedasema ja pikema imetamisega, ehk siis lihtsalt tuleb last panna rohkem rinnale ja võib-olla natuke kauem rinnal hoida. Suured tänud, Ülle. Järgmine küsimus. Kellele on rinnapiima kasutamine oluline? Kas emale või lapsele? Kõigile. Oleks lühike vastus, aga kui natuke pikemalt rääkida, siis ma ei puudutanud oma ettekandes seda poolt, et see on ema tervisele ka tegelikult tähtis. Me rääkisime küll, kuidas see on lapsele mitmel viisil oluline, seda ma ei kordaks, aga on teada, et ka emad taastuvad sünnitusest paremini ja ka mõjud nende pikaajalisele tervisele on paremad, kui nad imetavad. Viimaste aastate selline väga huvitav väljund on see, et nendel emadel, kes imetavad, on hiljem vähem infarkte ja probleeme südamehaigustega. Suur tänu, Ülle. Nüüd ma esitaks ühe küsimuse ka sulle, Kadri. Ülle võib kindlasti aidata ka vastata. Kuidas toetada emasid, kes ponnistustele ja toele hoolimata ei saa last rinnaga toita? See kindlasti sõltub, et kas need probleemid sellel emal on sellel ajal, kui ta on haiglas või sellel ajal, kui ta on juba selle beebiga läinud koju, et need tugivõrgustikud haiglas ja haiglast väljaspool on meil õnneks mõlemal juhul olemas. Et ma julgustan kõiki emasid otsima seda abi ja igale probleemile vähemalt me püüame leida lahenduse. Suured tänud teile mõlemale, Ülle ja Kadri. Kui ma tohin midagi lisada selle emade abi saamise kohta, siis ma tahaks öelda lihtsalt ühe märksõna imetamisnõustaja. Ma usun, et teie haiglas töötavad imetamisnõustajad, kuhu saab pöörduda ka kodunt pärast sünnitust. Ja lisaks on imetamisnõustajad leitavad ka sünni ja imetamise Eesti tugiühingu kodulehelt ja neid nõustajaid saab kutsuda endale koju ja nad tõesti aitavad. Suured tänud veel kord teile mõlemale, Ülle ja Kadri. Nagu muudki tervishoiuteenused ei jäänud COVIDist puutumata ka emad ja vastsündinud. Ning järgmisena räägib meile emadushooldusest Eestis COVID-19 tingimustes Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar. Palun, Vivian. Head kuulajad, tere minu poolt ja soovin teile ennekõike kaunist, tegusat ja kaasa mõtlema panevat patsiendiohutuse päeva. Et võib-olla minu ettekanne ja minu teema on hetkel veel ajas vaata et kõige põletavam, sest et COVID-19 on endiselt koos meiega ja nendes tingimustes peame me hakkama saama ja toimetama. Ja seetõttu siis võib-olla on paslik vaadata ka, et miks mõned piirangud või reeglid, kuidas keegi neid nimetada soovib, endiselt jõus on, miks mõnes on järeleandmised tulnud. Et
et sellest teemast lähemalt rääkida, tuleks minna algusesse. Ja millal siis oli algus Eesti jaoks? Et internetis on allikad kättesaadavad ja tuleb tõdeda, et veebruarikuu viimastel päevadel siis esimene COVID-juhtum Eestis registreeriti ja ei läinudki pikka aega mööda, kui kuulutati välja viiruse leviku tõttu eriolukord. Ja täna me võimegi küsida, et mida see meie jaoks tähendas? Kas need olid piirangud või oli see lihtsalt olukord, kus me pidime toime tulema? Kui me räägime patsiendi ohutusest ja räägime COVID-19, siis patsiendi ohutuse esimene mõte on see, et mitte kahjustada, mitte ohustada. Ja kui me mõtleme COVID-19 peale ja mõtleme, kuidas viirus levib ja millises olukorras me olime, siis selge oli see, et meie esimeseks tegutsemispõhimõtteks saigi mitte kahjustada ja mitte ohustada ei emaks saavaid, isaks saavaid peresid ja mitte ohustada töötajaid, et me olime selles olukorras, et me pidime tagama emadushoolduse ja sünnitusabi nendes tingimustes ja nende vahenditega, mis meil sellel hetkel olemas oli. Ja mis meil siis tegelikult olemas oli? Et kes mäletab ajalugu ja öeldakse, et ajalugu peab mäletama, siis aasta alguses meil ei olnud kaitsevahendeid ja selles ei olnud süüdi ei Eesti Vabariik, ei Eesti sünnitusabiasutused, selles oli süüdi olukord maailmas. Süüdi oli see, et terve maailm oli COVIDis. Ja nende vahendite nappuse tõttu pidime me ka võtma kasutusele natukene radikaalsemad piirangud. Meie ainsaks relvaks sellel hetkel oli tegelikult pastapliiats ja paberileht, kus oli siis inimese tervisedeklaratsioon kirjas. Inimene ise ütles meile, kas ta on terve või haige, meil ei olnud teste piisavalt. Olid juba inimesed, kes ei pidanud vajalikuks maskide kandmist, rääkimata muudest reeglitest, mida siis tollel hetkel soovitati. Ja miks need piirangud võib-olla siis alguse said üsna radikaalselt ja on tänaseks ka mõnda pidi jäänud, on seotud sellega, et kui me vaatame meie haiglavõrku ja meie haiglate ehitust, siis haiglad on ehitatud sellel ajal, kui COVID-viirust ei olnud. Haiglate ruumid on väikesed ja sünnitusmajad, nagu siin doktor Karro juba ennem nimetas, on saanud perekeskseteks. Meie sünnitusmajas on olemas perepalatid, aga nad on mahutatud samadele ruutmeetritele, kus kunagi olid tavalised sünnitusosakonnad. Ehk siis tegelikult me oleme õlg-õla kõrval tulnud perekesksusesse ja teistpidi sellel hetkel püüdnud siis hoida ära viiruse leviku sünnitusmajades. Et see võib-olla on väike vaade siis ajalukku veel, et mis siis juhtus. Et doktor Karro poolt juba nimetatud tõesti 23. märtsil 2020 panid siis Eesti emade ja laste ja perede tervise eest seisvad organisatsioonid seljad kokku ja leppisid kokku ühised reeglid, mida siis suuremad sünnitusmajad kindlasti jälgisid selleks, et tagada emade ja vastsündinute ja ka isade ohutus. Et küll siia juurde tuleb see, kes mäletab ja küllalt valulikke reaktsioone põhjustas, et me tõesti tegime perekesksuses väikese tagasikäigu, me peatasime peresünnitusteenuse, aga see oli tegelikult tõesti tagamaks nii emade kui ka ärme unusta nende isade ohutus, sest et üks nakatunud inimene sünnitusmajas võib põhjustada terve osakonna ja nende lähikondsete haigestumise. Kaitsta tuli ka personali. Et need olid need põhjused, miks need piirangud alguse said ja teistpidi kindlasti ei tulnud nad tunde pealt, vaid nad põhinesid ikkagi tolleaegsetel tõenduspõhistel andmetel, et kui me meenutame ajalugu, siis COVID-viirus sai alguse ju möödunud aasta lõpus Hiinas juba, et seetõttu esmased kogemused olid olemas ja sealt ka siis kiiresti sündinud juhendid ja soovitused, et mida siis võiks ette võtta ja loomulikult ei saa toetuda ainult maailma poolt antud soovitusele, kui ei võta arvesse riiklikku olukorda, ehk siis väga palju rääkis kaasa ka see, milline oli epidemioloogiline olukord sel hetkel Eestis ja räägib ka täna loomulikult. Ja mis need ühised tegevusprintsiibid Eesti sünnitusmajades siis olid? Et sünnitajate testimine ja tervisedeklaratsioon, nagu juba nimetasin, ja maski kandmise kohustus, külastuskeeld, peresünnituse peatamine, uued ja toredad asjad tulid meie ellu.
tuli kaugteenus ja kaugteenus on tegelikult tulnud ju selleks, et jääda. Et ka täna me tagame nendele inimestele teenuse kättesaadavuse, kes siis mingil tervislikul põhjusel, eeskätt siis tõenäoliselt COVID-viiruse tõttu ei saa tulla vastuvõtule. Julgen öelda siinkohal, et vaatamata sellele, et raseduse jälgimisel võeti kasutusele miinimumprogramm, ei kannatanud mitte ükski rase uuringute puuduse all, et oli olemas asendusmeetod, kõik rasedad said siis vereseerumtesti ehk Niptify, mis asendas siis esimese trimestri screeningut, ümber hinnati gestatsioonidiabeedi riski arvutamine ja haiglad leidsid võimaluse igaüks siis pisut omamoodi, kuidas tagada COVID-19 nakatunud sünnitaja isolatsioon. Ja ma arvan, et keegi ei vaidle täna sellele vastu, et nakatunud sünnitaja siiski peab olema isoleeritud tervetest haigetest või tervetest patsientidest. Teist sama palju mõtlemist ja olgem ausad, ka erinevaid seisukohti tõi just vastsündinu käsitlus. Meil oli maailmas teada erinevaid juhendeid, oli neid, mis soovitasid vastsündinu emast eraldada, oli neid soovitusi, mis pidasid oluliseks, et laps saaks igal juhul olla emaga koos, kui on tagatud piisavad isikukaitsevahendid ja lapsele vajalik rinnapiim oli ääretult olulise võtmetähendusega. Ehk siis me pidime tegema valikud ja mul on siinkohal väga hea meel nentida, et Eesti on endiselt siin esirinnas ning valiku esimeseks kriteeriumiks oli see, et ema ja laps tuleb võimalusel kokku jätta, tuleb tagada piisav isikukaitsevahendite arv nii emale kui personalile ja kindlasti ka lapsele siis rinnast toitmise võimaldamine. Ja loomulikult oli väga oluline, et kriisis inimesed saaksid abi, seega oli siis ühine soovitus, et kõik sünnitusabi asutused avaksid nõuandeliini, et saaks siis inimesed jooksvalt küsida oma probleemidele vastuseid. Nüüd, mis siis võib-olla kõige keerulisem oli kogu selle olukorra ajal, et ei saa ümber ega üle sellest, et kui on ühiskonnas kriis, siis tekib stress ja tekib ka olukord, kus kui midagi ära võetakse, siis hakatakse selle vastu võitlema. Ja ma nõustun, et me võtsime peredelt ära suure osa. Me võtsime ära neile võimaluse koos olla sünnihetkel. Ehk siis tõesti, see nõudis siis ühiskonnalt reageeringut ja kas see nüüd õigustatud oli või mitte, et sellel ma siin ei peatu, küll aga oli see meile väga suureks väljakutseks võidelda siis ja nende kirjadega ja ettepanekutega, mida siis sünnitusmajadele esitati ja selgitada seda olukorda, et miks me oleme täna selles olukorras ja et see ei ole tegelikult ka meie vaba tahe. Nii, ja eks igasugune kriis ühel hetkel saab ka väiksemal või suuremal määral lõppu ja kui me vaatame nüüd ajast tagasi, siis 17. mai 2020 kuulutati siis eriolukord lõppenuks. Loomulikult kasvasid perede ja sünnitajate ootused siinkohal ja eks me pidimegi võtma vastu siis uued seisukohad, uued põhimõtted ja teatud reeglitest siis ka kindlasti jääma enesele kindlaks. Ei hakka siin slaidi pealt pikalt ette lugema, kuid ütlen ära, et endiselt on siis meie jaoks tähtis see, et kõik sünnitajad oleksid testitud, et tänaseks meil ju isikukaitsevahendite kättesaadavuse puudust ei ole, testide puudust ei ole, et seega me oleme taganud sünnitusosakondades märksa suurema avatuse, sünnitusel saab juurde kindlasti siis üks tugiisik, see ei pea olema mitte pereliige, see võib olla ka sünnitoetaja, aga kindlasti siis peab jälgima teatud reegleid, mida siis konkreetsed sünnitusabiasutused on kehtestanud. Nüüd emadusooldust veel puudutavad olukorrad, et kui me vaatame täna Eesti epidemioloogilist seisu, siis me ei saa öelda, et meil COVID oleks nagu justkui kadunud, et ei ole kadunud. Ja seetõttu me peame teatud piiranguid endiselt järgima ja need on tegelikult seotud sellega, mis kogu ühiskondlikus ruumis on olemas. Ehk siis me peame tagama selle, et ei oleks väga palju rahvast ühes kohas, et meie personal oleks endiselt hoitud ja kaitstud, et meie sünnitajad, nendega kaasas käivad inimesed oleksid hoitud ja kaitstud. Ja seetõttu pean nentima tõepoolest
vaktsineeritus, staatus või läbipõdemine, ta annab mingid eelised, ehk siis me oleme täna nendele inimestele loonud eelised teatud teenustele ligipääsuks. Need on siis esimese trimestri ja looteanatoomia screening-uuringud, perepalati võimalus ja võimalus osaleda ka siis perekooli kontaktloengutes. Alternatiivid on ka olemas, et on võimalik ka ennast testida, nii nagu kõik muud ühiskondlikud ligipääsud täna on tagatud. Sünnitajate testimine jätkub ja võib-olla siin peatuks või tõesti sellel tugiisiku teemal natukene rohkem, et tugiisikute puhul me siis tegelikult rutiinset testimistega ega COVID-passi kontrolli läbi ei vii, küll on aga reegel, et üks tugiisik ja oluline on see, et ta ise ütleb, et ta on terve ja ta kasutab siis kogu selle aja, millal ta on sünnitajal toeks abiks, kas siis maski või respiraatori, meie haiglas me nõuame respiraatorit. Ja loomulikult ka siis haigla üldruumides ringi liikudes. Ja kindlasti endiselt me räägime seda, et kontaktide minimaliseerimine on kõige olulisem, ehk siis see tähendab seda, et sünnitusmajast edasi-tagasi välja liikumist me kindlasti ei soosi. Nüüd, millal siis olukord normaalseks võiks muutuda või kas muutub ja kuidas muutub, et siin ma võib-olla ütlekski, et tegelikult siin ei ole kõik ainult mitte tervishoiutöötajate kätes, vaid siin on tegelikult võtmekoht ja võti normaalsuse suunas liikumisel on ühiskonna kätes. Ehk siis tegelikult iga kodaniku vastutus on see, et mõelda ja hinnata, et kas ma olen vaktsineeritud ja väga hoolega järgi mõelda, et miks ma ennast ei vaktsineeri. Et täna me ei räägi juba enam sellest, et kui palju meil on kui oluline on vaktsineerida, me pigem räägime sellest, et miks ma ei vaktsineeri, et kas ma sellega, mis ma sellega põhjustan, et millist kahju ma tegelikult toon kaaskodanikele, oma lähikondsetele ja kas me tegelikult liigume siis normaalse ühiskonna poole tagasi või mitte. Et kui me vaatame numbreid ja vaatame nende numbrite taha, mis täna meil COVID-infektsioonid näitavad, siis paratamatult peab nentima, et haiglaravile satuvad siiski inimesed, kes ei ole vaktsineeritud. Ja ma ei rõhuta siin mitte ainult seda poolt, et vaktsineerima peaksid patsiendid, et vaktsineerima peaksid ka ennast tervishoiutöötajad, et sellest saab kõik alguse ja kindlasti tervishoiutöötajad siin on suunanäitajad, ehkki me peame ka peeglisse vaatama, nõustun selle poolega samuti, kuid pandeemia peatamiseks on tõesti iga inimese võtmeküsimuseks ja otsuseks, et peaks COVID vastu vaktsineerima. Ja minu poolt tegelikult ongi kõik, et sõnum on see, et hoiame üksteist ja püsime terved ja ikkagi haiglate piirangud on seotud sellega, et mitte kahjustada. Aitäh! Suured tänud, Vivian. Oli väga tore kuulda, et selle nimel on pingutatud, et kõik olulised teenused oleksid nii emadele kui vastsündinutele endiselt kättesaadavad, kuid samas tagades ka nende ohutus. Ma küsiks sinu käest ka paar küsimust. Kuidas on lahendatud sünnitaja tugi haiglas? Kes saab temaga sünnitusele kaasa minna ja missugustel tingimustel? Kordan veel kord üle, et täna on lubatud Eesti sünnitusmajades sünnitajal kaasa tulla ühel tugiisikul, see võib olla pereliige, aga see võib olla ka sünnitoetaja. Ja tingimused on, nagu ütlesin, et sünnitajaga kaasas olev tugiisik ei pea ennast rutiinselt testima, põhineb see usaldusel, me soovime, et ta kinnitaks, et ta on terve, et ta ei ole olnud COVID-kontaktne loomulikult ja tuleb kasutada siis sünnitusabi asutuse poolt kehtestatud reegleid ja isikukaitsevahendeid. Küsiksin sult ühe küsimuse veel. Mis on need paar asja, mida te soovite rasedal tänases olukorras teha või jälgida? Julgen täna välja öelda selle, et esimene on see, et rase inimene ei peaks pelgama vaktsineerimist, et see on esimene, millega ma iseennast kaitsta ja kaitsta tegelikult ka oma pere COVID-nakatumise eest. Loomulikult teine pool on sellest, et kui juhtub, et inimene jääb haigeks, siis haiges olles tuleb olla kodus ja tuleb testida, et täna me teame neid üksikjuhtumeid, kus ka vaktsineeritud inimesed on haigestunud ja seetõttu on väga oluline välja selgitada, kas see haigestumine on siis tavaline viirushaigus või on see seotud COVID-19 viirusega.
ja kindlasti endiselt ütlen, et kuna viirusesse nakatumine praegu Eestis ju siiski on kasvutrendis, et siis väga hoolega peaks järgi mõtlema, et milliseid ühiskondlikke üritusi ma väisan ja et kasutada siis vastavalt soovitatud ettekirjutustele siis maski avalikes kohtades, et need on ka kindlasti meetodid, mis ei ole ununenud ja kätte antiseptika. Suured tänud, Vivian, ja suured tänud rõhutamast COVID-19 vaktsineerimise olulisust. Aitäh! Aitäh! Järgmises ettekandes antakse meile ülevaade ämmaemanda rollist lapse ja pere ohutuse ja heaolu tagamisel. Selle ettekande teeb meile Liis Raag, Eesti Ämmaemandate Ühingu president ja Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ämmaemand. Palun, Liis! Tere päevast kõigile, kes on täna kogunenud mõtisklema ema ja vastsündinu tervise ja ohutuse teemal. Aitäh Sotsiaalministeeriumile ja Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esindusele selle seminari korraldamise eest. Mina olen ämmaemand Liis Raag ja mul on au rääkida mõistagi, milline on just ämmaemanda roll ema ja lapse turvalisuse eest seismisel. Täna on räägitud erinevatest indikaatoritest, numbritest, näitajatest, trendidest ja ma sooviksin jagada ämmaemanda vaadet veidi mõtisklevas ja arutlevas vormis, mõnede lahtiste otste ja vastamata küsimustega. Valdur Mikita on ühes oma loengus öelnud, et mida aeg edasi, seda rohkem meeldivad talle need küsimused, mis jäävad vastuseta. Ja ma pean tunnistama, et ma olen temaga üsna samas kohas. Nii et küsigem. Ja kuna ämmaemandust peetakse millekski, mis on kunsti ja teaduse piirimail, ehk et selles on tükike ühte ja terake teist, siis ma näitan oma slaididel teksti ja numbrite asemel hoopis mõned pildid. Me oleme ämmaemandatena erilises olukorras. Kui me räägime kas lapseootel naistest või sünnitajatest või sellest ajast, kui laps juba sündinud on, siis on meil alati jälgida ja toetada vähemalt 2 inimest, ema ja laps. Ehk me kätel ja südametes on ruumi ja soojust nii emale kui lapsele. Ega vast ilma asjata öelda, et ämmaemandatel on daami käed ja lõvi süda ja kulli pilk. Päriselt laieneb see ring, kelle eest ämmaemand hoolitseb enamasti veelgi. Ja sinna kuulub kas lapse isa või keegi teine pereliige või pereliikmed või tugiisik. Nii et kui mul ka vastuvõtul astub naine uksest sisse ja ütleb ehk veidi vabandavaltki, et ta tuli täna üksinda, siis ma saan teda ikka lohutada ja parandada, et nõnda see ei ole, päris üksi sa ei tulnud, keegi on ikka kõhuski kaasas. Patsiendi ohutuse teemast ja seda ülekandes tuleb meil tõesti igas etapis tagada nii ema kui lapse ohutus ja heaolu. Lapse ootus ja sünd on normaalsed füsioloogilised elu- ja peresündmused. See on iga pere jaoks emotsionaalne ja elu muutev aeg. Ja ämmaemandate roll ongi toetada pere kohanemist muutustega ja hoida seda normaalse peresündmusena, mitte meditsiinilise juhtumina. Ämmaemanda olemus ja roll tuleb hästi välja selle sõna ingliskeelsest vastest, midwife, mille algne tähendus oli naisega koos ja just nii me seda näemegi. Me ei domineeri, vaid oleme naise kõrval tema saatjaks lapse saamise teel. Samas ei saa me muidugi eitada ega unustada seda, et rasedus ja sünnitus on ka väga habras aeg, mil võib nii ema kui lapsega palju toimuda, juhtuda sellist, mida me ei sooviks. Ehk et ühest küljest soovides küll hoida ema ja last selles normaalsuse mullis, peame me kogu aeg säilitama valmisoleku, et märgata kõrvalekaldeid ja siis ka tegutseda. Siin me saame viidata sõna ämmaemand prantsuskeelsele vastele, sage-femme, mis tähendab tõlkes tark naine. Siiski tahaksin ma ämmaemanda vastutuse kõrval rääkida ka naise ja kogu pere vastutusest ja kaasamisest. Olen varasemalt näiteks imetamisnõustamise juures tähele pannud, et mida rohkem koguneb ühe pere nõustamiskordi või mida pikemaks venib nõustamisprotsess tervikuna, seda enam hakkab nihkuma otsustamise ja vastutamise koorem justkui naiselt ämmaemandale ja naise eneseusaldus ja usk endasse hakkavad kahanema. Ämmaemandushoolduse keskmes on ämmaemanda ja naise või ka pere suhe.
See, kuidas me aitajate ja toetajatena suhtleme, kaasame, toetame naisi, see määrab ära naiste tugevuse ja enesekindluse nii tema enda kui lapse tervise eest vastutuse võtmisel. Ämmaemandate püüdlus ema ja lapse ohutuse nimel tegutsemisel on kordades tulemuslikum, kui sellele lisandub veel ka naise enda valmisolek kaasa mõelda, vastutust võtta, tegutseda. See võib olla kas rasedusaegne eluviisi muudatus, ettevalmistus sünnituseks ja emaduseks, pingutus rinnaga toitmise nimel. Need võimalused on piiramatud, kus naine saab vastutust võtta, ikka enda ja oma lapse tervise hüvanguks. Täna on siin räägitud COVID-aegsetest piirangutest, mis patsientide ja tegelikult me kõigi ohutuse huvides on haiglates kasutusele võetud. Neid piiranguid on tajutud ja vastu võetud erinevalt, nii nagu inimeste reaktsioonid ümbritseval ongi erinevad. Ühiskond on hell ja emotsionaalne, kohati lõhestunudki. Mõned säilitavad neutraalse hoiaku, püüavad neid piiranguid endale ära selgitada, mõista, leppivad. Teised elavad neid tugevamalt üle ja läbi, mõni seda häälekamalt väljendades, teine enda sisse hoides. Eriti COVID-i tulles esimese laine ajal tajusin minagi lapseootel naiste tavapärasest kõrgemat ärevustaset. Nad helistasid ja kirjutasid rohkem, olid murelikumad ja ettevaatlikumad. Mõni soovis tavapärasest sagedasemaid visiite, teine just pidas turvalisemaks pigem kodus püsida. Ilmselt saab sarnasena kirjeldada ka ülejäänud ühiskonna taju ja kogemust. Selge on see, et COVID-i pandeemias ei saa me panna ei rasedusi ega sünnitusi nii-öelda pausile, vaid jääme ämmaemandatena ikka naise ja pere kõrvale. Ma alustasin oma juttu sellega, et ämmaemandal on alati mitu inimest korraga jälgida ja toetada. Üks meie eesmärkidest on toetada tervet pere, just sel erilisel lapse ootamise sündimise ajal. Me oleme nende kehtivate piirangute ajal näinud vähem peresid ja pereliikmete kaasatus nii rasedusaegsesse jälgimisse, kui lapse sündi on olnud keerulisem, sest neil pole olnud alati kas võimalik või lubatud olla kaasas näiteks visiitidel ja uuringutel. Peresünnitustest on täna juba räägitud ja kirjeldatud seda, et nende arv on Eestis olnud kõrge. See on viimasel aastal veidi langenud. 2020. aastal moodustasid peresünnitused 65% ja aasta enne seda, 2019, 84%. Küllap on see omajagu meelehärmi valmistanud naistele ja nende peredele, kuid ka ämmaemandate võimalused on olnud mõnevõrra kesisemad just terve pere toetamisel. Tavapäraselt me loeme pereliikmete omavahelisi suhteid, märkame nende ärevust, hirmu, pakume nõustamisvõimalust ja muud abi. Nüüd on see veidi poolikuks jäänud. Sellises olukorras, aga tegelikult ka nii-öelda tavaoludes, aitaksid ämmaemandal kogu pereni jõuda ja varakult ohumärke näha sünnitusjärgsed koduvisiidid. Ämmaemandad käivad siin-seal kodudes emasid ja lapsi vaatamas, kuid praegu me ei saa veel öelda, et kõigil Eesti peredel oleks võimalus lapse sünnijärel ämmaemand koju nõu andma kutsuda. Nii ema kui lapse turvalisuse seisukohalt on pere nägemine nende tavapärases kodukeskkonnas ülimalt oluline. Lisaks aitab see ennetada ja märgata mitmeid terviseprobleeme, mis võivad alguse saada kas viimetamisraskustest. Minu valim on väike ja moodustub nendest naistest, kelle rasedusi ma jälgin, kuid nende põhjal olen märganud, et COVID-i ajal on olnud rohkem riigisisest sünnitusturismi. Ehk on otsitud neid sünnitusmaju, kus piirangud on leebemad. On olnud ka tavapärasest rohkem kodusünnitusi. Eelmisel aastal sündis kodus 124 last ja nendest ligi 32% on registreeritud assisteerimata ehk ämmaemanda poolt abistamata sünnitustena. Me ei ole uurinud perede otsuste tagamaid, kuid aimamisi ja hüpoteetiliselt võime arutleda, kas kodusünnituste arvu tõusud aga võis olla näiteks perede soov olla sünnitusel ja selle järel koos. Või võis seal taga olla hirmu COVID-i ees ja soovi vältida haiglaid.
Need on tõepoolest praegu ainult aimdused. Ja ma ei taha sellega sugugi öelda, et kodusünnitus iseenesest oleks ebaturvaline valik. Eestis on kodusünnitus seadustatud aastast 2014 ja on teada, et kui kodusünnitus on planeeritud, see tähendab, riskid on hinnatud madalateks, rasedus on kulgenud hästi ja kui sünnitusel on abiks pädev ämmaemand, siis ei kaasne sellega ei ema ega lapse tervise jaoks kõrgemaid riske. Doktor Helle Karro küsis oma ettekande pealkirjas, kas Eestis on turvaline sünnitada. Arvan, et me ei pruugi seda endale kuigi sageli teadvustada, et Eestis on hea last oodata ja sünnitada. See on julge väide, sest me näeme ju ka neid kohti, mida saab veelgi parandada ja me oleme heas mõttes nõudlikud, mõnikord ka rahulolematud. Viimastel aastatel on mul olnud au jälgida erinevatest riikidest ajutiselt Eestis elavate naiste rasedusi. On olnud peresid näiteks Suurbritanniast, Argentiinast, Itaaliast, Hispaaniast, meile lähemaltki. Septembrikuu algul sattusin järjest sünnitustel ämmaemandaks 2 Indiast pärit perele. Kõik need pered on olnud positiivselt üllatunud me rasedusaegsete uuringute põhjalikkusest ja kättesaadavusest ning sünnitusaegsest hoolitsusest, sünnitusmajade tingimustest. Meie siin oleme harjunud sellega, et Eestis on lapseootuse ajal kõikidele naistele tagatud riiklik ravikindlustus. Lisaks ämmaemanda visiitidele on kättesaadav arstide ja teiste spetsialistide abi. Üks Aafrika vanasõna ütleb ju nõnda, et lapse kasvatamiseks on vaja terve küla panust. Ma arvan, et me võime seda üle kanda ka sünnitusabisse. Ema ja lapse turvalisuse tagamiseks on sageli vaja tervet meeskonda ja meil on see meeskond olemas. Täna on räägitud siin ka globaalsetest numbritest, mis on päris hirmutavad, et iga päev jätavad tõepoolest oma elu 100 naised ja 1000 vastsündinud ja need põhjused on seotud raseduse ja sünnitusega. Ja need surmad oleksid olulisel määral välditavad parema meditsiinilise abi kättesaadavuse olemasolul. Ehk et meie siin oma Eesti sünnitusabi korralduse ja näitajatega eristume muust maailmast kõige paremas mõttes ja väga tugevalt. Ja ma kokkuvõtteks arvan, et me võime pidada seda privileegiks, et me saame siin täna rääkida naiste ja laste mitte ainult füüsilisest heaolust, ellujäämisest, vigastuste ja haiguste headest, see tähendab madalatest näitajatest, vaid ka nende emotsionaalsest turvatundest ja rahulolust. Me oleme jõudnud tasemele, kus meditsiinilistes terminites ohutuse tagamine on midagi justkui enesest mõistetavat ja me saame veelgi enam tegeleda järgmise kategooriaga, mis hõlmab nii-öelda pehmemaid väärtusi, perede eelistuste ja soovidega arvestamist ja nende rahulolu. Ehk me tegutseme turvalise ja austava sünnituse nimel. Aitäh! Suur tänu, Liis. Oli väga põnev kuulata, kuidas ämmaemandate roll on ajas muutunud ja kui olulised on ämmaemandad toetamaks emasid. Esitaks sulle ka paar küsimust. Kuidas on lahendatud sünnitaja tugi haiglas? Vabandust, see on vanast ajast. Nii, küsin teisi küsimusi. Kas te soovitate kodus sünnitada? Kodus sünnitamist ma põgusalt juba ka puudutasin ja ma leian, et kodus sünnitamist ei saa ei ämmaemand ega arst või keegi teine ühelegi perele soovitada. Et see äratundmine ja soov peab tulema alati pere enda poolt. Ja nagu ma siin oma ettekandes ka nimetasin, et kodusünnituse turvalisusest saame me rääkida ainult siis, kui see on planeeritud. Tõepoolest, kui on tegemist madalate riskidega, ehk et need riskid on hinnatud ja kui seal sünnitusel on ka pädev ämmaemand juures ja toeks. Suured tänud, Liis. Küsin ka ühe teise küsimuse. Kelle poole pean pöörduma, kui vastsünnitanud ema näeb väsinud ja kurnatud välja? No paraku on ju niimoodi, et enamasti mingilgi määral väsimust ja kurnatust käib emaks saamisega kaasas. Ja ma rääkisin siin põgusalt sellest, et lapse kasvatamiseks on vaja terve küla abi ja ma arvan, et see nii ongi.
ja kõige olulisem on mitte jääda üksinda ja isegi mitte jääda oma pereringi selle mure ja väsimusega. Et kust hakata abi otsima, neid teid on erinevaid, kas siis tõesti läbi oma ämmaemanda või läbi perearsti, läbi pereõe, et meil on olemas päris palju väljaõppinud raseduskriisi nõustajaid, kes aitavad ja toetavad peresid ka peale lapse sündi näiteks. Suured tänud veel kord. Aitäh! Viimase ettekande, järgmise ettekande räägib meile Mari-Liis Ilmoja, kes on Tallinna Lastehaigla anestesioloogia ja intensiivravi osakonna juhataja ja anestesioloog. Palun, Mari-Liis. Tere päevast! Täna on palju räägitud sellest, et Eestis sünnitada on ohutu, et meie lapsed on hästi hoitud, kuid kahjuks on teatud situatsioonid siiski sellised, kus laps vajab haiglaravi. Ja teatavasti haigla on lihtsalt üks osake ühiskonnast, kus vahel asjad ei lähe päris nii, nagu nad ideaalis võiksid minna. Võtkem ühe lihtsalt välja mõeldud lapse, kes on 700 grammi kaalub ja tal on päev tagasi opereeritud arterioosjuha. Kui suur on tõenäosus, et meil võib tekkida 100-kordne eksimus ravimi osas? See on tegelikult lihtne. Arst, kes ordineerib 0,1 milligrammi pro kilo morfiini, teeb arvutusvea ja saab sellest 0,7 milligrammi. Siin on 10-kordne viga sees. Nüüd õde vaatab ravilehte ja loeb sealt välja mitte milligrammid, aga milliliitrid. Ja sealt on veel 10 korda muutus. Ehk 100-kordne eksimus on tulemas. Õnneks on enamusel juhtudel need juustuaugud haiglas ei satu kohakuti ja see viga jääb olemata, sellepärast, et on mitmed võimalikud süsteemid selleks, et seda ära hoida. Tihti on ka räägitud sellest, kuidas üldse saab mõõta patsiendi ohutust. Seal on mitmed võimalused. Üks asi on mõõta vigu. Üks asi on mõõta patsiendi kahjustusi. Ja võimalus on veel mõõta riske, mis võivad raviga kaasneda. Ideaalsest maailmas, ideaalsetes tingimustes teeb arst suurepärase raviplaani, mida siis kogu ravimeeskond viib läbi ning laps paraneb. Kahjuks teatud juhtudel see nii ei lähe ning tekivad kas siis ebasoodsad juhtumid või vead või siis ka kahjustused. Väga lihtne ja väga atraktiivne oleks mõõta vigu. Neid on suhteliselt lihtne leida, aga kas need näidatud hulgad on ka õiged? Ja kuna me teame väga hästi, et eksida on inimlik, siis sama inimlik on alati ka süüdistada. Ja süüdistav situatsioon meditsiinis ei too kunagi endaga midagi head välja. Kui me vaatame võimalikke kahjustusi, siis need võivad olla sellised, mis ikka juhtuvad. Näiteks ei õnnestu ühe korraga punkteerida sügavalt enneaegse vastsündinu veeni või siis on sellel, kui laps magab, on tekkinud sinna veenipõletik ehk flebiit. Vahel rasketel juhtudel tekivad näiteks ka lamatised. Jällegi on ohustatud väga enneaegset vastsündinud nosokomiaalsest ehk haiglasisesest sepsisest. Nende hindamisel ja nende lugemisel peame me alati meeles pidama seda, et mitte igasugune kahju on alati ära hoitav või siis seda, et asjad juhtuvad. Nüüd, aga tegelikkuses me peame ka võtma endas julguse ja vaatama veidi laiemalt, et kas mitte me võib-olla ei ole valesti hinnanud ohtusid ja riske ja selle tagajärjel tekivad meie haiglates vead ja lapsed võivad saada kahjustusi. Ehk me peame muutma oma mõtlemist nii-öelda vigastuste või siis vigade lugemisest, vaid vastupidi, me peame leidma juba proaktiivselt üles need riskikohad. Kui palju siis maailma praktika näitel võib tekkida selliseid ebasoodsaid juhtumeid? Kui te vaatate ühte Ameerika uuringut, siis 4000 hospitaliseerimise kohta vaid 7 juhtumit olid tõsised. Ja enamus neist olid kas
kas mitte toimunud, vaid juba ärahoitavad ning peamised, kes neid raporteerivad, on alati õed. Ja millega enamus neist ebasoodsatest juhtumitest tekib, see on ikkagi laste puhul ravimid, toitmine, kas siis enteraalne sondi toitmine või siis veenikaudne. Samuti diagnostilised protseduurid, kõikvõimalikud kanüülid ja veenikateetrid ning kindlasti ka mehaaniline ventilatsioon. Kui haige on mehaanilisel ventilatsioonil, siis tal on 2,5 korda kõrgem risk, et tekib mingisugune ebasoodne juhtum. Ja kui nüüd lugeda, kui palju neid on, siis erinevad andmed erinevates uuringutes, erinevates haiglates on väga erinevad. On näidatud keskmiselt siis 13-14 000 ravipäeva kohta või siis 13 ja teatud juhtudel isegi kuni 91 100 hospitaliseerimise kohta. Kuid nagu ma juba alguses ütlesin, kas alati see sagedus on tõene. Meie osakond on kogunud ja jälginud neid ebasoodsaid juhtumeid juba aastast 2009 ja põhjalikumalt oleme need kokku võtnud 10 aastat tagasi ehk 2010-2011 2 aasta jooksul. Selle aja jooksul meile hospitaliseeriti 1024 last, kellel siis oli 8500 ravipäeva. Ning kõigist sellest me nägime siis 74 juhtumit, mis toimusid 59 patsiendil ehk siis 8,8 000 ravipäeva kohta või siis 7,2 100 hospitaliseerimise kohta. Kui vastsündinud moodustasid hospitaliseeritud patsientidest 40%, siis juhtumid moodustasid ligi pooled ehk vastsündinutega, kuna nad on tihti väga pikalt ravil ja on näidatud, et mida kauem on haige ravil intensiivravi osakonnas, seda suurem on tõenäosus, et mõni ebasoodne juhtum võib toimuda. Ja nagu ka mujal, olid enamus meil seotud siis ravimi või toitmisega, vale doos, see võis tähendada nii seda, et konkreetse ravimidoos oli vale või siis näiteks ka infusiooni kiirus oli valesti määratud. Pean kohe juhtima tähelepanu sellele, et 90% kõigist nendest ebasoodsatest juhtumitest tegelikult ei toimunud. See tähendab, et see vale doos oli küll ravilehel kirjas, kuid õde märkas seda, juhtis sellele arsti tähelepanu ning reaalset ohtu lapsele ei olnud. Lisaks samamoodi oli siis soovimatu ekstubatsioon ehk kus siis mis iganes põhjustel oli intubatsioonitoru lapse poolt eemaldatud enne, kui see oli arsti poolt plaanitud. Ning juba vähemas hulgas siis kateetrite või diagnostiliste protseduuridega seotud ebasoodsad juhtumid. Vastsündinute puhul moodustasid 50% jällegi kas vale doos või siis vale ravim, aga jällegi 95% neist juhtumitest jäid juhtumata, sellepärast et Šveitsi juustuaugud ei olnud kohakuti. Ja kui me nüüd võrdleme iseennast kogu maailma praktikaga, siis näeme jällegi, et Eestis on olla ohutu ka intensiivravi osakonnas. Meil on väga korrektsed arstid, erakordselt korrektsed õed, mistõttu ka valesti kirjutatu kindlasti lapseni ei jõua. Ja nüüd kirjalik näide sellest, kuidas me seda kogume, see ei ole arvutis, see ei ole kaitstud mingisuguse parooliga, vaid kõik, kes meie osakonnas töötavad, saavad seda vaadata ja võib-olla siis oma töös teha korrektuure. Ja kirjutatakse siis näiteks niimoodi, et õde ütleb, et ta unustas manustada ravimi, mis läheb juba põhimõtteliselt siis vale doos sinna alla. Järgmine on kirjalikult näha, kus pidi olema 20 mikrogrammi, aga kirjas oli, ja isegi siit ei saa aru, kas see oli milligrammi või nanogrammi, nii et sealt võib lugeda välja mida iganes. Kui lihtne on kriitilises situatsioonis eksida, näitab see, kui aeti segamini adrenaliini ja naatriumkloriidi süstlad, mis mõlemad on selles situatsioonis 10 milliliitrit,
mis siis päädis ka sellega, et laps sai 10-kordse doosi, mis õnneks ei ole eluohtlik. Ning samuti me ei muretse mitte ainult iseenda ja patsientide ohutuse pärast, vaid ka kõik teised koristajad, pesumaja töötajad, mistõttu näiteks ka hilisemast perioodist ma tõin välja, kus alati fikseeritakse, kui näiteks pesu vahelt leitakse nõel, millega siis keegi võib ennast vigastada. Miks need ebasoodsad juhtumid laste intensiivravis toimuvad? Kindlasti sellepärast, et suurused on väga erinevad, ravimeetodid, ravivajadused, kõik on väga erinevad ning see muudabki selle süsteemi potentsiaalselt ohtlikuks, millega siis kõik need, kes on seatud, ehk siis tervishoiukorraldajad, alustades vanemõest, osakonnajuhatajast kuni haigla juhtkonnani välja, peavad igapäevaselt tegelema. Praeguseks hetkeks, kui me oleme 10 aastaga jõudnud pabermaailmast põhimõtteliselt elektroonsete haiguslugudeni, see on alati küsimus, et kas nüüd on kõik hästi, kas nüüd arvuti ju ei eksi. Ja kindlasti nad on kindlamad, selliseid arvutusvigu, et 0,1 korda 0,07 on 0,7, sellised nad ei tee ja võib-olla oleks see paremini struktureeritud. Aga tekkinud on uued probleemid, sellepärast, et nagu kõik teavad, meie elektroonilised haiguslood on piisavalt keerulised. Ja siin on näiteks arvuti, kellel on antud ülesanne 0,5 mikrogrammi kilo kohta arvutada välja fentanüül, haige on 13,7 kilo, siis nagu te all näete, saab ta doosiks 0,137 milliliitrit, mille manustamine käib absoluutselt igale õele üle jõu, sellepärast et meil ei ole süstaid, kus saaks olla 3 kohta pärast koma. Nii et seetõttu probleemid muutuvad. Kokkuvõtteks riskide süsteemne hindamine ja kindlasti analüüs ja võimalike siis ohtude elimineerimine parandab haigete ravi. Ja igal ajal hetkel me peame meeles pidama, et väga tihti ei ole tegemist mitte hooletute inimestega, vaid puuduliku süsteemiga. Kas me siis räägime õdede vähesusest, kas me räägime siis sellest, et on arstil liiga palju tööd või midagi muud. Nüüd, ma ei tea, mida teie näete. Kas te näete ühte Lõuna-Ameerika tibatillukest mürgikonna, kes võib väga palju pahandust teha, või siis ühte abitut, väikest, täiesti ohutut konnapoega, kes ootab oma ema, kes teda kaitseks ohtude eest? Mina ei tea, mina ei ole konnateadlane, mina olen intensiivraviarst. Aga igas ajahetkes me peame just selliseid väga väikseid asju märkama. Aitäh! Loodan, et kõikidele osalejatele sai palju selgemaks, kuidas uute ilmakodanike tervisest hoolitakse ja kuidas seda hoolikalt jälgitakse. Esitan ka sulle nagu eelolevatele kõnelejatele ühe küsimuse. Mida saab teha ema, et luua imikule ohutu keskkond intensiivraviosakonnas? Ema on tänasel päeval intensiivravi meeskonna liige ja seetõttu temal on samasugune kohustus jälgida oma last, temaga tegelda, teada, mis ravimeid talle manustatakse ja mis peamine, anda infot, sest ema tunneb oma last kõige paremini. Seal ei ole ükski teine, ei väga hea õde, ei väga hoolitsev arst, ei saa iialgi tunda seda last nii nagu ema. Nii et seetõttu ennekõike, mida meie väga hindame, on see, kui ema ütleb, et mulle tundub, et midagi täna on teistmoodi, siis reeglina see ongi niimoodi. Ja et sellega nad saavadki kaitsta. Suured tänud sulle. Suured tänud kõigile aktiivselt osalemast ja ka küsimusi esitamast. Oleme oma päevakavas jõudnud peaaegu tänase seminari lõppu, kuid lõpetuseks püüan ma ka omalt poolt anda lühikese ülevaate globaalsest ja regionaalsest olukorrast ning võtta kokku eestkõnelejate poolt esitatud ettekannetest kõlama jäänud sõnumid. Maailma Terviseorganisatsiooni jaoks on emade ja vastsündinute tervis ja ohutus oluline.
Ning selleks on meile tähtis, et nii emadele kui vastsündinutele oleks tagatud ravikindlustus ja vajalikud kvaliteetsed ning ohutud teenused. Ning seda eriti just sünnituse ajal, mil leiab aset suurem osa emade suremusest. Teame, et emade suremust saab ennetada lihtsate, kulutõhusate sekkumistega, kuid erinevalt Eestist ei ole globaalses vaates juurdepääs kvalifitseeritud tervishoiutöötajatele ja ligipääs vajalikele teenustele iseenesest mõistetav. Ning seda isegi mitte kõikjal Euroopas. Kuigi olukord Euroopa regioonis on aastatega paranenud, mis peegeldub ka emade suremuse näitaja languses, mis vähenes 2015. aastaks võrreldes 2000. aastaga ligi poole võrra, on lõhed riikide vahel endiselt väga suured. Nii on kõrgeima ja madalaima emade suremuse määraga riikide vaheline erinevus ligi 30-kordne. Samuti on Euroopa regioonis langenud vastsündinute suremus, kuid see on endiselt lubamatult kõrge ning seda saab tõhusate sekkumistega raseduse eel, raseduse ajal ning sünnil ja esimestel elunädalatel ennetada. Nimelt 2/3 vastsündinute surmadest, mis leiavad aset Euroopa regioonis, on välditavad. Nagu eelnevalt mainitud, peaksid olukorra parandamiseks olema kõigile emadele ja vastsündinutele tagatud ligipääs kvalifitseeritud tervishoiutöötajatele ning neile peaks olema kättesaadavad raseduseelsed, aegsed ja järgsed teenused. Lisaks tervishoiutöötajate panusele on eesmärkide saavutamiseks oluline emade endapoolne aktiivne panus ja kaasatus. Seda nii enda kui oma lapse ohutuse tagamiseks. Tervishoiuasutuse juhtidel on aga oluline roll loomaks ohutut ja lugupidavat emadus- ja vastsündinu hooldust soodustavad töökeskkonnad. Investeerides tervishoiutöötajate ohutusse, kaasates naisi neid puudutavate otsuste tegemisse ja luues ohutuskultuur ja vajalik infrastruktuur. Ning poliitikakujundajatel ja otsustajatel on oluline roll, et suurendada investeeringuid tervisesse, aidata kaasa kompetentse ja motiveeritud tööjõu tagamisse ning tagada kõigile emadele ja lastele ligipääs vajalikele, elupäästvatele ja elukvaliteeti tagavatele ja hoidvatele teenustele. Tulles nüüd aga eelolevate kõnelejate sõnumite juurde, tooksin välja mõned sõnumid, mis jäid mulle enim kõlama. Esiteks on peale taasiseseisvumist emade suremus Eestis märkimisväärselt langenud ning Eestist on saanud üks parimaid riike, kus tuua oma laps ohutult ilmale. Kõigile rasedatele ja lastele on tagatud ravikindlustus ning ligipääs vajalikele teenustele. Oluliselt on muutunud nii tervisesüsteem tervikuna kui teenused, mida pakutakse ning kõik see, mis puudutab loomulikult lisaks emade toetamisele ka isade kaasamist ja perekesksust laiemalt. Teiseks on vastsündinud ohutuse tagamiseks toimunud olulised arengud ning märkimisväärselt on paranenud antud valdkonna võimalused ning tulemusena on vastsündinute suremus Eestis aastatega langenud. Lisaks eelnevalt välja toodule kuulsime me ka beebisõbralike haiglate algatusest. Rinnapiimal on oluline roll väikelapse arengul ning samuti tagab see ema heaolu, kuid imetamine ei ole alati lihtne ning osa emadest vajab selles osas abi ja siin ongi neile abiks beebisõbralikud haiglad ja ämmaemandad. Neljandaks. Emadushooldusteenused olid kättesaadavad ka pandeemia tingimustes, et emade ja vastsündinute tervis oleks parimal võimalikul moel hoitud. Kuigi teenused olid ja on kättesaadavad, tuleb siinjuures rõhutada, et ohutuse tagamiseks ei ole olukord siiski igas aspektis sama, kui see oli pandeemia eelsel ajal. Kuid seda kõike selleks eelkõige, et tagada emade ja beebide ohutus. Viiendaks sõnumiks, mille ma tahan välja tuua, on ämmaemandate muutunud roll. Ämmaemandate roll ja iseseisvus seoses seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustega on aastate jooksul suurenenud. Ämmaemandusabi teenuste hulka kuuluvad mitmed emade ja beebide ohutuse ja arengu aspektist vajalikud teenused ning neil on väga oluline roll emade ja vastsündinute ohutuse tagamisel koostöös emadega. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et Eestis on toimunud emade ja laste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks olulisi arenguid, nii tervise- kui sotsiaalsektoris, kuid meil on veel ka arenguruumi mitmete vajalike teenuste kättesaadavuse parandamise osas, näiteks seksuaalharidus, sealhulgas ka erivajadustega inimestele, vanemahariduse veelgi laiem kättesaadavus, imetamisnõustamine ning praeguste ja tulevaste emade ja isade vaimse tervise toetamine.
Lõpetuseks soovin ma öelda midagi, millega ma loodan, et te kõik nõustute. Parim investeering, mida saab teha, on investeering tuleviku põlvkondadesse. Ja kõige lõpuks soovin ma loomulikult tänada teid, kes igapäevaselt panustate sellesse, et meie emad ja vastsündinud oleksid hoitud, ning suur tänu ka kõigile esinejatele, korraldajatele ja loomulikult teile, osalejatele, et te sellest erilisest päevast meiega koos osa võtsite. Ja teadmiseks neile teist, kes on huvitatud seksuaal- ja reproduktiivtervise ja õiguste temaatikast, siis järgmisel nädalal, 22. septembril, leiab aset terviseedenduse konverents just nimelt nendele teemadele keskendudes. Suur-suur tänu ning ilusat patsiendiohutuse päeva jätku!